Mõned nii-öelda meie vilistlased, kes siis nagu nii-öelda on sama paralleelselt ka tegevpoliitikud ja me hakkame erinevaid küsimusi siis ennekõike kohalike valimistega seoses puudutama ja Tõnise ettekanne pigem ongi kohalike omavalitsuste järgne poliitiline seis, kas siis nagu nii-öelda on muutunud või toimunud nagu nii-öelda murrang või on see tavaline nagu nii-öelda protsess, eks ole. Ja ma ei tea, Tõnis. Tere hommikust. Tõnis Saarts, võrdleva poliitika dotsent. Tere tulemast Ühiskonnateaduste Instituudi juubelikonverentsile. Ja tõepoolest minu ettekanne siis hakkab rääkima Eesti poliitikamaastiku muutustest peale kohalikke valimisi. Ja see ambitsioon on pigem suurem ja laiem, et ma räägin laiemas skaalas, mitte ei analüüsi võib-olla siin, ütleme, 2 viimasel kuul juhtunud või siin lähikuudel juhtuvat. Nii et see on pigem niisugune pikem vaade, mis protsessid on toimumas. Ja millest siis tuleb juttu? Ma räägin sellest, et kuidas need kohalike valimiste tulemusi tõlgendada laiemas skaalas. Ja ma näen siin, et võtmeroll selle tõlgendamisel on see protsess, mille piirjoone me juba näeme. Ma nimetaksin seda Reformierakonna hegemoonia ajastu lõpuks, et eks hiljem saate vaadata, kas minu prognoos osutus õigeks või ei, või minu tunnetus. Räägin sellest, et miks siis see ajastu läbi sai või on läbi saamas ja mida see siis Eesti poliitikale laiemalt tähendab ja millised siis võiksid olla need uue ajastu väljakutsed laiemas skaalas. Kui me vaatame kohalike valimiste tõlgendusi meedias, siis üsna levinud narratiiv, mida meile müüakse, on see, et see oli Isamaa, see oli konservatiivide suur triumf. Me näeme ka äsjast koalitsiooni Tallinnas, mis ju neid jõujooni väga hästi peegeldab. Ja jääb nagu mulje, et see on nagu murrangu hetk ja nüüd on otsustatud see, et edaspidi valitsevad Eestit konservatiivid. Mina toon siia alternatiivse tõlgenduse ja minu märksõnaks on see, et tegelikult see, mida me täna näeme, suure tõenäosusega on märk niisuguse ebastabiilsuse või turbulentsi ajastu algusest Eesti poliitikas, kus me oleme harjunud, et on vähemalt 20 viimast aastat olnud üks domineeriv parempoolne erakond, Reformierakond, mis on seda poliitilist süsteemi või erakonnasüsteemi vähemalt ankurdanud. Ja edaspidi ilmselt me näeme palju suuremat turbulentsi, kus kord võidavad vasakpoolsed, kord parempoolsed, on vasakpoolsed, parempoolsed valitsusi, liberaalsed, konservatiivseid valitsusi. Nii et kui siin võtta kujundite keeles, siis võiks öelda, et liigume tagasi 90-ndatesse, aga mitte läbi selle, et kuidagi meil tekiks terve hulga uusi erakondi, aga lihtsalt need varasemad ankrupunktid on paigast tihkunud. Ja mul oli au siin mõned kuud tagasi siin Eestis on Leedu ettevõtjate või liidrite klubi ja võrrelda siis Eesti ja Leedu poliitikat ja Leedu omapära on võrreldes meiega olnud see ja see on paljudes Euroopa riikides, et tõepoolest vahelduvad parempoolsed, vasakpoolsed koalitsioonid, mitte nii, et üks partei ja üks maailmavaade on kogu aeg võimul. Ja mõnes mõttes üks võimalik narratiiv siin võib öelda, et on ka Eesti parteipoliitika normaliseerumine, sellepärast, et kui me vaatame viimased 20 aastat, siis ju tõepoolest
3/4 sellest sisuliselt on ju ühe partei valitsus olnud. Nii et siin on erinevaid tõlgendusi ja erinevaid kujundeid, mida me võiksime kasutada. Ja mis on siis selle, ma hiljem räägin ka sellest, et miks me üldse Reformierakonnast nii palju siin kõnelema, aga mis on selle oluline konteksti muutus nüüd Reformierakonna puhul, miks tegelikult see Reformierakonna dominant tõenäoliselt võib lõppeda, on see, et kuskil esimene suur murrang toimus kuskil 2014-16. Mina nimetan seda ajastut, mis oli selle hetkeni postkommunistlik Savisaare ajastuks, kus kõik tiirles suuresti ühe inimese ümber ja niisugune rahvus ja mineviku tõlgendamise konflikt oli Eesti poliitikas keskne. Peale seda me oleme näinud tegelikult seda, et on tulnud uusi jõudusid, EKRE ennekõike, kultuurisõjad, globaliseerumisega seotud pinged, ränne ja nii edasi. See on oluliseks muutunud. Nii et see konflikti teljed on väga oluliselt nihkunud. Aga mida me samas oleme näinud, on see, et ega see üldist poliitika loogikat ei muutunud. Et Reformierakond endiselt oli dominantsel positsioonil, lihtsalt Keskerakond, kui see välistatud jõud, asendati EKRE-ga. Üldloogika jäi suuresti nagu paika. Aga ma väidan, et teine oluline murdepunkt toimus nüüd 2022, kui algas Venemaa invasioon Ukrainas ja see mõjutas ju väga tugevalt ka Eesti sisepoliitikat. Number 1, väga selgelt kultuurisõjad ju lükati tagaplaanina, nad on siiamaani seal. Rahvuskonflikt sellisel kujul, nagu me oleme harjunud, et on eestimeelsed jõud ja kremlimeelsed jõud, et täna võib küsida, et kes on siis see kremlimeelne jõud, sõna otseses mõttes, mis on võrreldav Savisaare Keskerakonnaga omal ajal. Võib-olla koos, aga kas see on kuskil Eesti poliitikas parlamendis või näiteks Tallinna volikogus. Nii et see niisugune vana vastandus sellises teravuses enam ei tööta. Ja äkki Eesti parteid ja poliitika avastas ennast seoses nüüd praeguse eelarve defitsiidiga ja raskustega majanduses, et üle tüki aja nad peavad tegelema niisuguste ebamugavate teemadega nagu majandus, maksud, eelarve tasakaal ja nii edasi, mis tundusid, et on juba ammu paigas ja paika setitud juba 90-ndatest. Nii et see loob hoopis teise konteksti nii Reformierakonnale kui ka teistele parteidele. Ja kui me räägime Reformierakonna dominandi alustaladest, siis ma arvan, et see on minu tõlgendus, Reformierakond on suutnud tegelikult Eesti valijale pakkuda väga edukalt, väga pikalt 3 tuumikvajaduse rahuldamist, adresseerinud 3 nende kõige suuremat muret ja kartust ja teinud seda ülimalt edukalt. Ja ükski teine partei ei ole suutnud kõike seda 3 teha. Ja selleks esimeseks on loomulikult Vene oht, et Reformierakond alates pronksiööst on selle monopoli väga edukalt enda kätte saanud, et nemad kaitsevad Eestit Vene ohu ja Putini eest kõige edukamalt, kõige paremini võrreldes teiste parteidega. Neoliberaalne majanduspoliitika, mis on olnud alustala, et see toob rikkuse majja, seda on nad suutnud väga edukalt müüa. Ja lisaks sellele 3. mitte ainult see, et teeme Eesti jõukaks, aga pakume ka teatud sotsiaalset kindlustunnet, et kui me meenutame, kui Andrus Ansip omal ajal see Reformierakonna esimeheks ja peaministriks, siis üldiselt partei loobus niisugusest retoorikast, et turg paneb kõik paika, igaüks on oma õnnesepp, hakata ehitama, ma nimetaksin seda siis Ansipi heaoluriigiks. Nii et kõike 3
et venelased ei tule majandusõitseks ja oleks sotsiaalselt turvaline olla, seda Reformierakond on suutnud pakkuda kõige 3 kõigist Eesti erakondadest, ma väidan, kõige paremini ja veenvamalt. Ja see on paljuski ka, me võime öelda, et Reformierakond ise on palju pingutanud loomulikult, aga eks see oli ka paljuski õnnelik kokkusattumus, et aastatel 2005–2007 oli Eestis suurim majandusbuum, Euroopa Liiduga liitumine ja pronksiöö veel juurde. Ja see veendis, et see partei, Eesti valijad, siis saab kõige selle 3 kõige paremini hakkama. Ja mida me siis täna näeme, on tegelikult nende 3 alustala murenemist, et jah, see arusaam, et just Reformierakond on see, kes kaitseb Vene ohu vastu kõige efektiivsemalt, ma arvan, et see on veidikene murenenud, et Kaja Kallase skandaal seda teatud määral need alustalasid pehmendas, aga millega on tõsisemad probleemid, on just majandus ja see majanduslik narratiiv, et Reformierakond on olnud ju väga tugevalt neoliberalismi eeskõneleja, Eestis madalam maksud, eelarve tasakaal, nii edasi. Kõike ju seda me tegelikult täna ei näe, nad on ise ka sellest taandunud. Nii et see narratiiv, millele see Eesti majandusedu üles ehitatud neoliberaalne mudel, see isegi neile endale ei tundu enam veenev, rääkimata võib-olla siis valijatest, nii et juba siin tekivad teatud vastuolud. Ja neoliberalism ka üldiselt Euroopas kindlasti ei ela oma kuldseid hetki praegu üle, pigem on tegemist niisuguse vaikselt taanduva ideoloogiaga, mida ilmselt võtab üle mõni teine paradigma. Ja selge see, et tänases Eestis, Eesti arengutaset vaadates ja ka meie tegelikult rinderiigi staatust, see arusaam, et õhuke riik, madalad maksud ja võimalikult väike riigi sekkumine, kui veenev see muidugi tundub, vaadates neid reaalsusi. Nii et see kontekst ja majanduslik narratiiv on väga tugevalt muutunud. Ja 3, mis on siin kindlasti selle majandusega seotud, on see, et juba 90ndate lõpul Eesti sotsiaalteadlased, kui nad skitseerisid Eesti võimalikud tulevikud stsenaariumid, siis üks neist oli militaarne infoaas, mis nägigi seda, et Eesti on küll tehnoloogiliselt väga arenenud, läänele järgi jõudnud, aga Vene oht muutub väga tõsiseks. Ja tegelikult täna me elamegi selles militaarses infoaasis. Ja see nõuab hoopis teist ilmselt poliitikat, kui oli see neoliberaalne poliitika oma niisuguses puhtas vormis, et mul on väga raske nagu vähemalt mind veenda, et tänases rinderiigi olukorras madalad maksud ja võimalikult vähene riigi sekkumine, ka näiteks kaitsepoliitikasse ja nõndasi, kaitsetööstuses kuidagi on see eduvalem, mis need probleemid lahendab. Ja Reformierakonna jaoks ja üldiselt laiemalt kõigi teiste paremerakondade jaoks tähendab see ka seda, et lihtsalt need põhimõtted, millest nad on rääkinud, nad peavad neist taganema ja see kahtlemata tekitab väga palju küsimusi ka valijates ja seda me näeme ka tegelikult toetusnumbrites erakonna puhul. Ja on ka 3. alustala, mis on mõnes mõttes nagu murenenud või murenemas, see on heaolu ja sotsiaalne turvalisus, mida siis Reformierakond on pakkunud ja ka teised Eesti parteid. Et kui me vaatame tänast reaalset olukorda, siis meil ei maksa illusioone teha ka teistel parteidel. Meil on mõnes mõttes 2 võimalust, et tõsta makse või muuta oluliselt tänast maksustruktuuri
et nii kõrgeid kaitsekulutusi finantseerida. See on kõik poliitiliselt väga kulukas, väga pikaajaline reform või teine võimalus väga otsustavalt kärpida heaoluriiki, sotsiaalriiki, erinevaid teenuseid ja öelda tõesti, et igaüks peaks endaga hakkama saama. Mis on sama kulukas. Meil ei maksa minu meelest teha illusioone ja ka teistel parteidel, et on mingisugune kuldne kesktee nende vahel, tuleb valida üks või teine. Vähemalt mina väidan niiviisi. Ja Reformierakonna jaoks, aga tegelikult ka teiste parteide jaoks tekitab see väga selgelt nagu dilemma, et kui sa valid selle esimese variandi tõsta makse ja nii edasi, siis jah, sul on võimalik võib-olla jätkata nii-öelda rahvaparteina, aga sa nihkud selgelt vasakule, reedab mõnes mõttes oma ideoloogia. Teine võimalus, et sa oled pigem ettevõtete erakond, säilitad oma selle ideoloogilise baasi, niisuguse neoliberaalse, aga siis sa ei saa olla suure toetusega rahvapartei. Üldiselt ettevõtjate erakonnad seda ei ole. Nii et mõnes mõttes nii Reformierakond kui ka teised Eesti parteid on selle dilemma ees ja minu meelest täna on see lahendamatu dilemma. Meil ei maksa illusioone teha, et seda dilemmat ei ole. See on. Miks see kõik peaks teisi parteisid huvitama? Kui üldse kokku võtta laiemalt, siis ma väidaksin, et Reformierakonna probleem ei ole konjunktuurne, asi ei ole liidrites, asi ei ole mõne maksu langetamises ja väikestes poliitilistes kohendustes siin, vaid see on süsteemne probleem, see on strukturaalne probleem selle erakonna jaoks ja võib-olla ka teiste erakonnade jaoks. Mida Reformierakonna hegemoonia või dominanti murenemine tegelikult tähendab, on see, et mõnes mõttes see stabiilsus, millega me oleme harjunud siin, ütleme viimased 20 aastat, see vaikselt hakkab kaduma, et kui me võtame kujundlikult, siis Reformierakond on mõnes mõttes olnud see ankur, mis on Eesti poliitika ankurdanud selle neoliberaalse ja ka liberaalse niisuguses väärtusruumis selle külge seal põhjas ja me teame, kui ankrukett või kaabel läbi lõigatakse, siis laev läheb tiivima vasakule, paremale poliitikas, siis liberaalsele, konservatiivsele kursile, kuni keegi haarab siis rooli lõpuks. Eesti poliitikas ilmselt see tähendab ka polariseerumise süvenemist, niisugune teatud plokid on juba tekkimas, me näeme siin ka Tallinna puhul seda liberaalne, konservatiivne plokk. Ja liberaalidele muidugi Reformierakonna dominandi kadumine ei ole hea uudis, sellepärast, et see tähendab ka seda, et meil võivad tulla ka väga konservatiivsed valitsused, mis varasemaid liberaalsed poliitikaid väga radikaalselt võivad ümber mõtestada. Et niisugust edasi-tagasi kõikumist Eesti poliitikas, kus varasemaid valitsuse tegemisi kuidagi väga selgelt ümber vaadatakse, ei ole tükk aega võib-olla olnud, et teatud niisugune konsensus on olnud tugevamalt. Mis saab edasi? Et ma ei arva seda, et mõni teine partei, nüüd lähiajal on see Isamaa, on see EKRE või sotsiaaldemokraadid, nüüd kehtestavad nii kiiresti oma dominandi, et see eeldab ka teatud niisugust õnnelikku juhust, et nad veenavad Eesti valijat, et just nemad suudavad need 3 asja, mida ma ütlesin, Vene oht, heaolu ja majandus, pakkuda ühel ajal kuidagi sama veenvalt, nagu Reformierakond seda suutis. Nii et see turbulentsi ajastu kestab, kas ongi uus normaalsus, ei tea, seda saab igaüks ise otsustada. Ja millised need uue aasta väljakutsed on, et ma ütleksin kujundlikult mõnes mõttes, mida Eesti parteid ja eliit peaks tegema, vähemalt minu meelest, on tagada majanduskasv ja sotsiaalne õiglus või sidusus, kui me see õigluse sõna ei taha kasutada, rinderiigi olukorras, majanduskasv ja investeeringud, see on selge,
aga ka sotsiaalse õigluse temaatika, ma arvan, tuleb siin mängu, sellepärast et siin militaarse infoaasi ja rinderiigi olukorras me ilmselt ei saa lubada seda, et suur osa ühiskonnast tunneb ennast kuidagi ebavõrdselt või ebaõiglaselt kohelduna, mis tekitab ka võib-olla küsimusi teatud määral ka näiteks meie maksusüsteemis, mis on üsna regressiivne olnud, et mis sellega teha. Aga see on nüüd loomulikult ideoloogiline valik. Nii et see küsimus tegelikult niisugust ilmajäetuse tundest, eriti kui valitakse väga majandusparempoolne poliitika, tegelikult on ka, ma väidaksin, seotud väga tugevalt julgeoleku kaalutlustega. Aga kui me tõmbame selle pildi veel laiemaks, siis ma väidaksin seda, et me näeme väga laias skaalas ja need väljakutsed on veel tõsisemad. Taasiseseisvunud Eesti sünnimärkide tuhmumist. Et kui Eesti taasiseseisvus, siis ta sai endale 4 sünnimärki, selles mõttes see oli ajastu 90-ndatel, kus oli Ameerika hegemoonia ja liberaalne maailmakord, need olid enesestmõistetavad. Neoliberalism oli oma dominandi tipul, usk turgu oli vankumatu, arusaam, et liberaalne demokraatia on ainuke valitsemisvorm ja võidab üle planeedi, meenutame Fukuyama ajale lõppu, see oli samuti väga tugev arusaam. Ja oli ka 3. tööstusrevolutsioon, digi ja elektroonika. Seda ajastut, meeldib või meeldi, enam ei ole. Et Ameerika hegemoonia, liberaalne maailmakord, need ei ole enam enesestmõistetavad, mis eeldab Eestit ilmselt väga paindlikku ja ka laiema vaatega välispoliitikat. Neoliberalism on läbi, kas me nüüd liigume uue riigikeskse mudeli poole ja milline see hakkab välja nägema? See on ise küsimus. Me oleme näinud, et Leedu on meist ette läinud ja Leedu on näiteks seda uut riigikesksemat mudelit palju edukamalt rakendanud. Liberaalne demokraatia ei ole enesestmõistetav. Me võiksime ka Eestis olla täiesti valmis niisugusteks Ungari stiilis mitteliberaalse demokraatia projektideks, millised erakonnad seda suudavad või ei suuda ja kas on ühiskondlik tellimus. See on ise küsimus. Ja 4. tööstusrevolutsioon käimas. Eesti digiriigi edulugu on 3. tööstusrevolutsioon. See nõuab hoopis teisi väljakutsed nii poliitilistelt eliitidelt kui ka tegelikult meie majanduseliidid. Nii et need väljakutsed sellel uuel ajastul on tegelikult palju laiemad kui ainult selle poliitilise süsteemi ankurdamine. Nii et kui kokku võtta, siis KOV-valimised, jah, kahtlemata olid konservatiivide ja Isamaa triumf, aga see on ainult osa sellest loost. Ma väidan, et uus turbulentsi ajastu, kus paljud asjad on paigast nihkumas, millega me olime harjunud, on alanud ja Eesti erakonnad ja ka Eesti valijad peavad olema valmis väga tõsisteks täispööreteks siin, kuidas see poliitika edasi läheb, et see ei ole ilmselt enam kaugeltki nii stabiilne, nagu ta võib-olla on olnud. Aga teisest küljest see uus ajastu loob ka täiesti uusi väljakutsed ja võib ka viia teiste uute paradigma niheteni, mis mõnes mõttes on positiivne võib-olla arengu seisukohast. Iseenesest, kuidas see kõik välja mängitakse. Ja loomulikult kasvab väga tugev nõudlus just niisuguse eestvedava juhtimise järgi, mida ma täna kahjuks Eesti poliitilist eliiti vaadates näen, et on vajaka. Ja siit ka küsimus, et kas me oleme selleks, kas Eesti erakonnad on selleks uueks turbulentsi ajastuks valmis ja kas ka Eesti ühiskond on selleks uueks turbulentsi ajastuks valmis. Need on tegelikult need suured küsimused ja neid me arutame hakkamegi. Aitäh! Väga hea, Tõnis. Ma mõtlen, et tegelikult kui inimestel on spetsiaalselt sinu jaoks mingid nagu küsimusi, siis tegelikult nagu 2 küsimust võiks olla, et meil aega on praegu. Nii, Raivo Vetik, aitäh Tõnis, see oli väga sügav ja huvitav ettekanne. Mul on küsimus sinu telgede
käsitluse kohta. Sa käsitlesid enam-vähem sünonüümidena liberaalne, konservatiivne, parem-vasak. Aga me teame, et nad ei ole ju sünonüümid. Ja tegelikult mulle meenub, eks ole, paar aastat tagasi oli Vikerkaares isegi selle teemaline debatt. Gustav Kalm avaldas ühe sellise põhjaliku artikli, kus ta oli kriitiline, kaasa arvatud ka sinu suhtes, et eks ole, et sa nii-öelda ei tee vahet nendel telgedel. Et eks ole, et kui me võtame Isamaa ja Reformierakonna, nad on ju mõlemad või nii-öelda parempoolsed ja eks ole siis nii-öelda, et kuidas sa kommenteerid, või kuidas sa näed nende telgede nii-öelda vahekorda, ütleme selle Gustav Kalmu argument oli ju see, et eks ole, et see kumma vastandi paari sa valid, et see on tegelikult nii-öelda teadlase poolt selline poliitiline valik, et sellega sa, eks ole, nii-öelda analüütiliselt suunad kogu arutelu teatud sängi, välistad nagu teatud parteid, kui sa võtad, eks ole, konservatiivne liberaalne, siis sa lükad sotsiaaldemokraadid pildilt täiesti kõrvale ja see ongi see, mida me, eks ole, viimased, ütleme niimoodi 30 aastat, mitte ainult Eestis, vaid laiemalt oleme näinud. Nii et mul on tunne, et selles, eks ole, sinu käsitluses oli teatud segadus. Jaa, et ma arvan, et see segadus on tegelikult laiemalt ka Eesti poliitilises debatis, et mina soovitaksin eristada küll väga lihtsates terminites siis väärtus parempoolsust ja vasakpoolsust. Väärtus parempoolsus on pigem seotud siis konservatiivsete väärtustega, et EKRE on kindlasti väärtus parempoolne, sotsid on väärtus vasakpoolsed, pigem siis ütleme, toetavad niisugused tolerantsed suhtumist, suhtuvad positiivsemalt vähemustesse ja nii edasi. Nii et see on nagu väärtus parempoolsuse, vasakpoolsuse telg. Aga teisest küljest on majanduslik, sotsiaalmajanduslik vasakpoolsus, parempoolsus. Ja siin näiteks siis sotsiaaldemokraadid on ju tegelikult vasakul ja Reformierakond on paremal, mis sest nad teisel teljel on hoopis teistpidi. Nii et ma arvan, et siin tuleks eristada väga selgelt meil ja ka ülejäänud Euroopas on näha, et see vasak-parem skaala tekitab segadust, et kui me võtame selle väärtusele dimensiooni juurde, siis tegelikult need erakonnad joonduvad hoopis teistmoodi. Nii et ma soovitan rääkida väärtus parempoolsusest ja vasakpoolsusest ja majandus vasakpoolsusest, parempoolsusest. Okei, võtame ühe küsimuse veel. Ja aitäh sulle, Tõnis, hea ettekande eest. Minu küsimus oleks natuke konkreetne, kui me vaatame seda paradigmat, mida sa ette tõid, et me liigumegi rohkem sellise jälle ühiskonna poole, kus igaüks enda eest eelkõige, siis kui ma mõtlen erakondade peale ja just valimiste raames, siis hästi palju samasuguse jutuga tuli silma just parempoolsete erakond, kes hästi palju ka ülejäänud erakondale tõi seda ette, et sellist toetuse mehhanismi enam ei tohiks toimuda. Ja kui sa nüüd mõtled selle sama paradigma peale, mida sa rääkisid, kas me näeme, et parempoolsed tegelikult on asumas mingisugusele tugevame positsioonile näiteks 2 aasta pärast või mis nendest saamas on? No, ma pigem võib-olla veitsin seda, et see on niisugune neoliberalism, mida nüüd parempoolsed esindavad, igaüks on oma õnnesepp ja turg paneb kõike paika. Vähemalt Euroopas täna nüüd ülipopulaarne ei ole, et me pigem nihkume, mõnes mõttes ka Euroopas on seda näha, pigem võib-olla vasakule niisuguse riigiesksema, sekkuvama paradigma suunas, kuidas see paradigma hakkab välja nägema, kas sellest vormub mingisugune terviklik ideoloogia, nagu näiteks 30-ndatel keynesianism, seda me praegu ei näe veel. Aga samal ajal me Eestis kindlasti näeme seda, et meil on arusaam, et just see neoliberalism tegi meid 90-ndatel edukaks. Kui juba ükskord tegi, siis teeb ka teisel ja 3. korral, et ma näen nagu parempoolselt kui seda jõudu, kes tahab need 90-ndad tagasi tuua ja seda eduvalemit. Kas see töötab selles uues olukorras? Ma üritasin näidata, et see maailm on ammu kadunud, aga võib-olla töötab mingisuguses kontekstis siiski. Eks me näeme. Väga hea.
Aga nüüd hea meelega ma võtaksin meie panelistid, et Maris, Jaanus, Sander, Tiit. Ja ma tean. Ma kõigepealt küsiksin, et kuna tegemist on ju meie vilistastega, siis üks nagu selline üldine küsimus, et kui te nüüd vaatate oma poliitilist karjääri edasi-tagasi, eks ole, kuidas see nagu meie instituudi nagu hariduskontekst ja ütleme, taust on teid nagu abistanud oma poliitkarjääril? Maris? Ma olen seda enne ka öelnud, aga minu jaoks kogu see poliitika kujundamise mõistmine, et kuidas tegelikult asjad siis peaksid käima ja igasugused nii-öelda nipid ja asjad, mis ma siit olen kaasa saanud selle osas, et kuidas see poliitikaloome peaks töötama, milliseid asju peaks silmas pidama, et ma arvan, et see on see kõige suurem tugevus minu jaoks. Okay. Jaanus, sa oled kõige kogenud poliitik siin. No eks ikka aitab ju mõtestada ühiskonda ja riiki ja saada niisugust võrdlevat pilti, aga ma mäletan, kui ma lõpetasin 32. gümnaasiumi, et siis seal viimases klassis härra Kivirähk käis rääkimas meile seal, siis Anu Toots käis rääkimas juba ja nii, et eks see kõik andis juurde ja ütleme see, mida siis õpitakse ülikoolis, ütleme nii-öelda siis väga šabloonlikult, et see praktika on ikkagi midagi muud, et ka need väga suured võimsad teljed, mis siin tegelikult olid selle esitluse peal, reaalses elus tegelikult muidugi on võimalik need kõik ümber lükata ja purustada, aga nii, et see tegelik elu on midagi muud ja see käsitöö, mis poliitikas on, et see väärtuste otsimine ja ideoloogia otsimine, et see on omaette teema. Okay. Sander, sina oled selles seltskonnas kõige noorem, eks ole, et sinu poliitikakarjäär on juba alles alguses, eks ole, aga nii palju, kui sa Tallinna Ülikooli oled kogenud juba, et mis sinu mulje on, et kas see haridus, mida me siin anname, on sul praktilises poliitikas ka midagi andnud? Minul on selles mõttes huvitav, et ma alustasin poliitikas algusajaks, ma oleks ikkagi aastat 2017, kui ma tegelikult tulin siis tööle erakonda ja minu jaoks võib-olla, kuna ma jõudsin siia Tallinna Ülikooli õppima paar aastat tagasi, et siis minu jaoks just on hästi huvitav olnud see, et ühelt poolt olles olnud poliitikas juba praktilises sees, nii tegelikult Tallinna tasandil, kohalikul tasandil ja ka riigi tasandil näinud siin kõrvalt erinevaid ka valitsusi ja ka siin mõnda kriisi juba näiteks koroona ajal, et siis just kõrvutada sellist praktilist teadmist ülikoolis antava teadmisega, et just pigem vastupidi, see praktika on juba olemas, et kuidas siis akadeemilises pooles on. Nii et selles mõttes on ta, ma arvan, kasuks ikka tulnud. Okay. Tiit, kuidas sinuga on? Ma saan siin sekundeerida nii Sandrile kui Jaanusele, et tegelikult mina sisenesin poliitikasse 2007 ja mõnda aega hiljem alles tulin riigiteaduste magistrit õppima ja päris mitmes loengus oli tõesti see, et kole kiusatus oli õppejõududega vaielda, et okei, et me võime akadeemiliselt käsitleda seda küsimust niipidi või naapidi, aga praktilises elus kohaliku omavalitsuse tasandil minu kogemus näitas, et võib-olla mõned asjad on mõnevõrra teistmoodi. Aga ma pean seda akadeemilist keskkonda väga kosutavaks. Igapäevaselt töötades valdkonnas, nii tegelikult linnatasandil, riigi tasandil, see akadeemiline teadmine, mis siit saab, ehk aitab ka korrastada võib-olla mõningaid protsesse, mis praktilises elus nende jaoks, kes ei ole seda
poliitika ja valitsemise akadeemilist poolt üldse nuusutanud, et nende jaoks on see, et tuleb välja nii, nagu tuleb välja, aga mõnikord saab seda rikastada ka sellega, et aga teised inimesed mingis kontekstis on seda nii-öelda analüüsinud, on ka mingit välismaist teadmist juurde tuua, et see tegelikult väga palju rikastab. Okei. Läheme siis natuke nii-öelda juba Tõnise nagu nii-öelda reflekteerime Tõnise nagu ettekannet, eks ole. Aga siiski ma küsiks sissejuhatava küsimusena seda, et lähtuvalt sellest, et kes kohalike valimisi võitis, eks ole. Kohalike valimisi ei võitud ükski partei, eks ole. Et kohalike valimisi Eestis, eks ole, viimase oktoobri kontekstis ju võitsid kohalikud valimisliidud, eks ole. Kuidas te nagu seda tõlgendate, eks ole, kas see on mingi nagu siuke nagu ajavaim, on see nagu nii-öelda seotud, eks ole, see sama nii-öelda Savisaare ajastu nagu nii-öelda ütleme siis lõpuga või siin on kindlasti mingid muud tegurid ka. Et me teame, eks ole, et paljud nagu erakonnad ju ei selles mõttes täiel määral ei osalenud kohalike valimiste kontekstis, eks ole, et eelistasid oma inimesi suunata kohalikku valimisliitu, eks ole, et aga teie kui tegevpoliitikud, kuidas te näete seda? Ma ei tea, kes alustab? No ütleme, mina olen Isamaa Läänemaa piirkonna esimees juba nüüd üle 2 aasta, et seal võitis Isamaa, valimisliidud jäid teiseks. Ja kui ma vaatan seda 78 omavalitsust üle Eesti, et millised koalitsioonid ja blokid moodustusid, siis sealt vaatab ikkagi vastu, ütleme, paras segasuma suvila. Et seal ei ole nii, et me saame joonistada väga selged blokid välja, et vaatame, kus EKRE teeb väga head koostööd sotsiaaldemokraatidega mõnes omavalitsuses. Me vaatame, kus Isamaa teeb Tartus Reformierakonnaga, Tallinnas teeb ta Keskerakonnaga. Nii et siin väga selgeid skemaatilisi blokke 78 omavalitsuse põhjal ja üldistada sealt, et on nüüd kohe tekkimas mingid selged blokid. Täna veel ei saa, ju ei tea, eks me teame ka, et erakonna keskkontoritele kohalikule elule mingi mõju on, aga see mõju alati sõltub siis sellest nendest inimestest. Nii nagu üldse Eesti poliitikas sõltub väga palju tegelikult. Ideoloogia on tihtipeale seal omas järgus, aga inimeste vahelisest usaldusest ja sõlmida kokkuleppeid hoida. Nii et kui ma vaatan ka laiemas plaanis, kuidas on meil valitsusi moodustatud, mis alustel neid on tehtud, mida on kokku lepitud pärast, siis seal isikute vaheline võime läbi saada ja usaldus tekitada on isegi suurem kui sellele, et võetakse programmid politoloogiliselt ja võrreldakse, et kui ideoloogiline ühisosa on suurem. Ma arvan, et see peegeldab ka reaalsust, et sina tegid nagu Haapsalu kontekstis hoopis teise valiku, et selles mõttes tegid, ütleme, mingi sihukese asja, kui Isamaa ja Res Publica tegi nagu 20 aastat tagasi, eks ole, tõid nagu täitsa uue inimese linnakandidaadiks. See on omaette poliitiline nähtus, et me tõesti ütleme, suutsime leida ühe Välisministeeriumi tipametniku juulikuus, me seda inimest hakkasime tutvustama, Olavi Seisonen, et inimesed õppisid alguses tema nime tundma, aga tõesti Res Publica 2002 tegi ka kohalikku poliitilist revolutsiooni ja siis võitis valimised. Nii et, ja meie partneriks on Haapsalus üks valimisliit. Aga Läänemaa on tõesti erandlik, aga eks ütleme kogu sellest politoloogilisest ja ühiskondlikust teljest et pikalt rääkida, sest ma olen olnud ka staažikas Keskerakonna liige. Minu lahkumine 2020
kaks, ütleme Keskerakonnast ikka väga selgetel põhjustel. Aga näete, ühiskond on dünaamiline, plokid, mis tekivad, ka plokid muutuvad ja me näeme, et see, mis täna toimub ühiskonnas, ei oleks ette kujutanud kuskil aasta-kaks tagasi. Okay. Sama küsimus teistele ka, et kuidas te tõlgendate seda kohalike valimiste nagu tähendab valimisliitude nagu edu tegureid? Võttes ka siin pealkirjast kinni, et kas siis demokraatia pidupäev või murrangu kuulutaja, siis isest see, et valimisliidud võitsid kohalikel valimistel, on meil olnud nagu pigem Eesti poliitikas nagu reegel, et Keskerakond vahel võitis. Ikkagi viimased 20 aastat on pigem nagu domineerinud ikkagi nagu Keskerakond. Aga valimisliidud on ka ikkagi selles mõttes pigem siuke küsimus. Alati nagu teised olnud. Küsimus, kas siis Savisaarel on võitnud kesk- või valimisliidud. Okay. Et üsna siukses, aga pigem ütleme Tallinnast nagu välja minnes, siis valimisliidud on olnud nagu selles mõttes tugevad, et ma seda nagu siukseks nagu murranguks nagu ei nimetaks võib-olla ja ka see, et mõni erakond mõndadel valimistel teeb parema tulemust ja järgneval vähe kehvema tulemuse, et sel korral Isamaa läks paremini, järgmine kord eks näis, kuidas nagu läheb, et ma ütleks pigem siuke nagu tavapärane demokraatia ja poliitika nagu protsess ja konkurents, et ükskord üks, teinekord nagu teine. Võib-olla mõnevõrra on muutunud niisugused nagu teemakäsitlused, et ise nagu just Tallinna keskselt seda nagu vaadates, et 2017, 2021, vähemalt mina olen seda kuidagi nii tajunud, et see keskne teema on ikkagi olnud ka see, et kas nüüd Keskerakond ikkagi nüüd võtab jälle üksi nagu võimu või ei võta, eks ju, et kas saab tulla Tallinnas koalitsioon või nagu mitte, siis sel korral juba, kuna vahepeal oli Tallinnas ka koalitsiooni nähtud, et minu hinnangul, eks ta lõpus ikka nagu tuli, aga domineeris ka kuidagi nagu teised teemad, eks domineerisid ka nagu riigi teemad, eks ju, millest poliittehnoloogiliselt on nagu aru saada, aga see pigem on selline nagu tavapärane demokraatia protsess, et iga kord siis vastavad teemad, mis on ülevad, nende üle nagu vaieldakse ja ma olen ka selles mõttes nagu Jaanusega nõus, et kui vaadata neid kohapealseid koalitsioone, kes kellega nagu teeb, et siin ma arvan, suuremaid järeldusi Eesti poliitikas, et kas hakkab kuidagi plokistuma, tekib meil liberaalne konservatiivne telg, saab, ma arvan, teha nagu Riigikogu valimiste aegu, et eks koha peal on see, et kes kellega klapib, kes keda nagu usaldab, aga kindlasti ka riigi tasandil sellist inimfaktorit kahtlemata ka alahinnata nagu ei saa, et lõpuks võib määrata ka see, et kes kellega näeb, et ta saab koostööd teha ka selle, milline kooslus meil riigis sünnib. Okay. Võib-olla suuremates keskustes see poliitika on rohkem parteistunud ja sellisem professionaalsem, siis ma arvan, et väiksemates kohtades, omavalitsustes on ta pigem sellisele aktiivsele kogukonnale ka toetuv ja inimesed, kes on pelgavad seda stigmatiseeritud parteilisust ja ei taha olla ühegi suure erakonna liige, vaid pigem siis koonduvad võrgustikena ka nende valimisliitude külge, ajades oma kodukoha asja ja öeldes, et tihtipeale, et me ei ole üldse ka poliitikud, kuigi võttes vastu olulisi otsuseid oma kodukoha osas, siis ma arvan, et see on üks see põhjus, miks tihtipeale aktiivsed inimesed, kes mõne erakonnaga ei liitu, aga tahavad oma kodukohas kaasa rääkida, lähevad just nimelt valimisliitudega. Et kui nad näevadki, et nende poliitiline panus ühiskonnas piirdubki ainult oma väikese koduvallaga ja nendel ei ole mingit ambitsiooni laiemal, suuremal tasandil, siis neid häid ja tarku inimesi läbi valimisliitude tuua kohaliku elu otsuste juurde on, ma arvan, et üks väga hea formaat, ehk et nad saavad säilitada selle oma justkui poliitilise süütuse, et nad ei ole ühegi erakonnaga ennast sidunud, aga ühiskond võidab sellest, et nad kasutavad ära seda potentsiaali, kas või siin Tallinna lähivaldadest tuues näitlejad, suurte endiste energiaettevõtete juhid, kes tegelikult omavad teatavat ressurssi ja kompetentsi, et just nimelt kodukohas kaasa rääkida ja seistes vastu siis ka näiteks mõnedele nendele poliitikutele, kes siis erakonna poolt justkui on saadetud nimekirju täiendama, kes võib-olla ülemäära tugevat sidet mingi piirkonnaga üldse ei oma. Maris ja siis Jaanus. Ja minu bakatöö tegelikult rääkiski valimisliitudest ja erakonna nimekirjadest, küll väiksemate omavalitsuste näitel. Ja kui ma läbi aja vaatasin, et kes siis valituks said, siis tegelikult erakonna liikmete arv kasvas,
aga samas valimisliitude arv kasvas ka. Et selles mõttes tegelikult väga paljud ka erakonna liikmed lähevad ja kandideerivad valimisliitudes, ma arvan, see on üks põhjus. Aga miks võib-olla valimisliitude võit nii suur oli, ma arvan, et ka riigivalitsuse toetus on erakordselt madal, on üks põhjus, ja see, et poliitikamaine on suhteliselt madal, et kui vaadata kas või siin suviseid Tallinna skandaale, mis minu kogemuses väga palju mõjutas inimesi, ma kampaania telkides kohtusin hästi palju seda, kus inimesed ütlesid, ma ei taha üldse valima minna, sest see kõik on nii kole ja räpane, ja võib-olla sellepärast oli ka need kohapealsed valikud just pigem valimisliidud, mis ma nõustun Tiiduga, on tihti ka kandidaatide jaoks natuke sellised puhtamad, sa ei võta mingit mainet endale külge, et seetõttu ka võib-olla inimesed valimisid neid rohkem. Ja kohalik olukord on hästi erinev, et minu maakodu on Lääneranna vallas, seal oli puhtalt protestivalimised, et kogu see kooli sulgemine ja kõik see ja tahetigi kedagi uut ja tõepoolest need uued jõud, kes selle teemaga tugevalt pilti tulid, võitsidki. Okay. Jaanus? Ja, et mina olin viimane aeg ikkagi teoreetik aastal 96, kui ma ülikooli tulin, pärast minust sai ikkagi praktika, aga kui 2009 minust sai Haapsalu volikogu esimees ja ma olin siis Haapsalu volikogu esimees 16 aastat, siis mida ma nagu praktikuna vaatasin, et kes oli peaminister ja kuidas oli kohaliku omavalitsuse võime teha keskvalitsusega koostööd. Ja mis siin salata, ega need erakondlikud liinid hakkasid mängima kasutegurid küll. Et valimisliidud tihtipeale nad läksid kauplema siis, kui tekkis see lobivõimekus, aga minu jaoks, ütleme, kui ma vaatasin seda elukeskkonna arengut Haapsalus, kõige parem kuldajast oli siis, kui Ratas oli peaminister, ütleme 2016, 2020 ja ütleme, poliitoloogidel väärib tegelikult seda neid andmeid ka analüüsida, kui palju anti omavalitsuse tulubaasile raha juurde, kui palju anti raha, ütleme, huviharidusse, kuidas siis oli koalitsioon Keskerakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid, üürimajade programm tehti üle-eestiline ja see on kõigil tegelikult on väga praktiline mõju elukeskkonna arengule. Ja ma olin ka perioodis, kus Ratas ei olnud peaminister, olid teised peaministrid ja omavalitsus oli nagu näljapajukil. Ütleme, otseinvesteeringud ja kõik see pool. Ma ju tean väga hästi, mis perioodil me tegime ära oma peatänava, kuidas me jalgpallihalli ehitasime, kuidas me tegime oma üürimaja valmis ja nii edasi, kuidas me saime tegelikult muusikakooli õpetajate palkasid tõsta. See on praktiline elu. Vaat see praktilise elu, ütleme, muutmine paremaks. Mille pärast me seal siis seisame? Sina Läänerannas, mina Haapsalus on ju ja Lääne-Nigulas. Ja mul ütleme see empiirika, et milliste peaministrite ajal, ütleme, millisele peaministrile läks korda kohalik omavalitsus kui tugev kohalik omavalitsus ja nende vaheliste suhete parandamine. Ma olen Tiit teeb ka seda aega väga täpselt, et mulle pakub just see huvi. Ja kahtlemata mina, ütleme, tegutsen täna poliitikas täna selles mõttes, et Urmas Reinsalust saaks peaminister. Ja sama, ega siis see minu agenda ei ole muutunud, mina tahan jätkuvalt, ütleme, tugevat regionaalpoliitikat, tugevat kohalikku omavalitsust ja see on tegelikult see pool, mille pärast nagu olla poliitikas. Me võitleme elukeskkonna kvaliteetide pärast, nende näitajate paremaks muutmise pärast. Ja ma tõin nagu selle mõõtme ka teadlikult sisse, et jah, see, kui ma olin teoreetilise poole peal, oli tõesti aastal 96 kuni 2000 ja kui räägiti siin oma lõputööst, siis minu lõputöö oli ühe parlamendi koosseisu siis diskursusanalüüs kodanikuühiskonnast, et kas poliitikud kasutavad kodanikuühiskonda nagu retoorilise võttena, et pigem siis või nad allutavad just selle mõttega, et oma võimu kindlustada, nii et see oli selline hüpotees mul saa. Nii, sorry, ma ütlen, et ma saan aru, et inimesed tahavad juba küsida, aga ma praegu ei anna seda et ma lihtsalt nagu vestleks veel panelistidega, et muuseas, üks asi on see, et tegelikult oleme ausad, eks ole, et lihtsalt nagu olukord on ju see, et need erakonnad, kes olid nagu üleriigiliselt ebapopulaarsemad, eks ole, siis nende erakondade inimesed lähevadki valimisliitudesse, eks ole, nagu me nägime ennekõike Reformierakonna puhul ja sotside puhul ka, et see on nagu normaalne osa või demokraatiast. Aga lähtuvalt nagu Tõnise ettekandest, meil on nagu mõnes mõttes ma tahaksin nagu ikkagi joonduda Tõnise teesides ka, et
Tõnis tegelikult oma ettekandes puudutas ikkagi väga palju Reformierakonda, eks ole, et Reformierakonna hegemoonia on läbi, eks ole, ja nii edasi. Ja selles kontekstis ma küsiks natuke üldisemalt, et kuidas te seda Reformierakonna fenomeni ise mõtestate, et ja ütleme niimoodi, et siin on kaks varianti, eks ole, me ju teame poliitika jälgijatena, et Reformierakond mõnes mõttes üritab, vähemalt nii palju, kui mina tean, üritab liikuda nagu tagasi juurte juurde, on ju. Ja üks tõlgendus on see, et nad üritavad ikkagi oma joont siiski hoida ja siis nüüd läbi nende kultuurisõdade ennast uuesti kehtestada. Et kuidas teil on see tunnetus Reformierakonna puhul? Ma ei tea, kui ma alustaks, võib-olla ma tooks sellise paralleeli siia sisse, ma mõtlesin ka selle teema mingeid võrdluspilte. Mina tooks Reformierakonna sellise tänase täbara olukorra võrdluseks näiteks ühe pererestorani, mida on vanem põlvkond pidanud pikalt ja edukalt ja siis, kui äri antakse noortele üle, Reformierakonnas teatavasti ju suures osas on ka põlvkonna vahetus toimunud, siis portsud lähevad väiksemaks, hinnad lähevad kallimaks, toidu kvaliteet langeb ja inimesed seda restorani enam ülemäära palju ei külasta. Ma arvan, et poliitikas on täpselt samamoodi, et ühiskondlik ootus millegi järele ja see poliitika, mida on pakutud kogu selles muutunud keskkonnas, nii majanduslikus julgeolekukeskkonnas ja kõike muud ja selles konkurentsis täna enam ülemäära hästi vastu ei peeta. Mul on olnud võimalus pikalt poliitikas olles saada headeks tuttavateks inimestega kõikidest erakondadest ja eelmise põlvkonna Reformierakonna juhtfiguuridega rääkides selle suvise tantsu ja tralli taustal, mis Tallinnas toimus. Üks endine minister ütles mulle, et kuule kallis sõber, et ära tantsime haual, on ju, et see, mis täna noored ja vihased teevad, ei ole päris see, mida vanema professionaalse põlvkonna poliitikud justkui heaks kiidavad. Nii et see kuvand, et Reformierakond on suur võimas ja väga tugeva professionaalse kontori ja professionaalse poliitikute seltskonnaga, see täna on õhust tühjaks läinud. Okei. Sander, sa oled selles kontekstis ju ise objekt, on ju. Aga sinu, et kuidas sa hindad ja tõlgendad seda küsimust? Jaa, ma just meelega mõtlesin, et ma esimesena ei hakka sõna võtma, et ootaks mida ka siin kolleegid teistest erakondadest räägivad ja siis mõtleme ka, et see Tiidu näide pererestoranist oli kahtlemata huvitav. Aga ütleme nii, et mina selles mõttes Reformierakond tähistas eile oma 31. sünnipäeva. Et eks iga organisatsioon toimub ajaloos paremaid aegu, on võib-olla keerulisemaid aegu. Aeg-ajalt võib-olla tuleb ennast ka selles mõttes mõtestada. Mõndal valimistel läheb kehvemini, et mina selles mõttes sellist järeldust, et nüüd Reformierakond on kuhugi kadumas või oma parim enne minetanud, ma seda ei ütleks, et ka need samad teemad, mida siin Tõnis Saarts oma ettekandes tõi, kui need 3 vaala, ehk siis kaitse, julgeolek, majandus, heaolu, ega mina näen, et need Eesti ühiskonnas poliitikas jätkuvalt on üleval, küll aga jah, vaadates ka siin nüüd eilseid lehti, tänaseid lehti, siis lihtsalt viimatine näide, et kindlasti väga aktuaalselt tulevad esile ka erinevad sellised väärtusküsimused, et millises peremudelit keegi pooldab ja kuidas erakonnad ennast siin positsioneerivad, et ilmselt järgmiste Riigikogu valimiste selline liberaalne, konservatiivne just väärtusküsimustes on ka üleval. Aga
ka siin nagu kahtlemata üks nagu tegur, mis veel on ka see, et jällegi võib-olla nagu akadeemilises keskkonnas räägitakse hästi palju sellest nagu maailmavaatest, mis teemad on nagu üleval, milliseid lahendusi nagu erakonnad pakuvad, et kas kõrgemad maksud või suuremad nagu kärped, aga teisalt kindlasti ka see nagu inimpool, et lõpuks, kes on need nagu kandidaadid erakonnal, kes nagu on, kes seda nagu meeskonda nagu veavad ja kas ma nagu valijana tunnen, et need inimesed, keda siis erakond mulle nagu pakub oma kodupiirkonnas nagu valimiseks, et kas ma näen, et nad nagu tegelikult saavad oma asjadega hakkama, kas nad teavad, kuidas riik toimivad ja juhivad seda riiki hästi või nagu mitte. Ja ma arvan, et see on olnud ka nagu varasemalt Reformierakonna edu nagu üks põhjus, et tegelikult just need nagu inimesed, et ma tean võib-olla seal Järva Viljandimaal, et Jürgen Ligi tunneb, mida ta teeb. Jaanus. Jah, ütleme, et ega see on ikkagi veel omaette Heraklase töö, et Reformierakonna hegemoonia lõpetada, sest see on ikka politoloogiline fenomen ja see on küsimus politoloogidele, kuidas on võimalik olla võimul ja valitsuses omad enda kõrval partnerid, kelle nädala toetus on 0,9%. Ja ükski näolihas ka tegelikult ei liigu, et Eesti 200 toetus iga nädal 0,9%, peaministri toetus 10,7%. Ja täiesti tuima näoga rääkida siis sellest, kuidas Eesti riiki juhitakse. Majanduskriisi tingimustes, kui me räägime siin, et miks andmeid vaja on, miks on vaja, ütleme, uuringuid teha, et näitab ka meie Põhjala kogemus, et kui on majanduskriis, siis tule ja investeeri, turguta. Aga minna majanduskriisi tingimustest maksudega veel majandust lämmatama, et kui auk läheb sügavamaks, siis Reformierakond võttis labida kätte ja tegi augu veel sügavamaks inimeste ja ettevõtete jaoks. Vaatame, meie konkurentsivõimet on langenud, kui vaatame Taristuliidu andmeid, 4 miljardit on tegelikult puudujääks seal. Jürgen Ligi, ütleme, sellised fossiilsed dogmad, mis on siin valitsenud pikki aastaid, on tegelikult meie Eesti riiki nagu võrreldes ka Leeduga majanduskonkurentsivõimes ikka halvemale teele viinud. Kuidas sellest välja tulla? Reformierakonna, kui kiita Reformierakonna, siis muidugi selle eest, et nad oskavad luua näilisust. Kadunud Aadu Muskana ütles, et üks on see näilisus ja tegelikkus on ja, et tegelikkus on midagi muud. Reformierakond pidada parempoolseks liberaalseks erakonnaks täna viimaste kõikide poliitika kujundamiste järgi, mida nad on teinud. Ühelt poolt karjatab peaminister, et nad nõuavad, tema peaministrina nõuab Tallinnas tasuta lasteaia kohatasu, oli vist nii suvel, samal ajal olles käsipidi siis Tallinna koalitsioonides, kus siis paluti koostööd Keskerakonnaga, et teha siis selline oma formaat, ja just see teemaks oli see tasuta lasteaia koht, ja kui me neid erinevaid poliitikaid vaatame, ega riik on tegelikult sekkunud ju meil pidevalt majandusse, see ei ole ka mingi tabu, see on normaalne küsimus, kui palju sekkub, kogu Euroopa Liit sekkub iseenesest sisse. Et jutt sellest, et nähtamatu käsi ja need on ilusad võimsad loosungid, aga selleks, et ja Reformierakonna ideaal muidugi on ka tänaseks selge, et 2027 nende ideaal koalitsioonis on sotsiaaldemokraadid, parempoolsed ja Reformierakond, et siis nad saaksid edasi rahulikult oma seda näilisusega tegeleda ja luua muljeid. Ja kui ma tuletan meelde, kuidas nad tulid august välja, et ega Kaja Kallase Reformierakonnal ei olnud ühtegi lahendust ega nägendust, kuidas majandust ergutada. Aga tuli see välispoliitiline kaart, ega Vene kaardiga on tegelikult väga palju kordi suutnud mõned erakonnad ennast välja upitada selle ohutunde ja et meie kaitseme, meie teeme. Et ma ei hakka isegi tsiteerima neid Reformierakonna poliitikuid, mäletan ETV stuudios kunagi oli aastaid tagasi, et see vist kuu-kaks enne parlamendi valimisi, et mul on andmeid, et Vene piiri taga käib praegu tohutu formeerimine ja tulemine, et see oli kas juba julgelt oli 10 aasta tagasi. Nii et selle Vene kaardiga on tehtud, aga Reformierakonnal muidugi ei ole olnud majanduspoliitikas, konkurentsivõimes, ei ole olnud toimivaid lahendusi ja ma arvan, et see debatt tuleb ka tegelikult veel nende selles parlamendi valimistel läbi pidada. Okei. Maris. Ma olen suures osas Tõnise käsitlusega nõus, aga mu enda jaoks ma ise mõtlesin selle peale, et kõige olulisem on, ma arvan, see julgeoleku pool, et ma arvan, et enam ei kahtle praktiliselt ükski valija selles, et samamoodi nagu praegune peaminister seisavad Eesti julgeoleku eest nii Urmas Reinsalu kui Lauri Läänemets kui teised. Et ma mäletan väga hästi seda olukorda, kus su erakonnal võib olla kaitseminister, aga sa ei saa ikkagi kaitseteemades Reformierakonnale vastu, sest et valija jaoks oli julgeolek võrduski Reformierakond. Et see, ma arvan, on laienenud, muutunud olukorras.
ja teiselt poolt ongi see, et maksutõusud ja kõik see, mida on tehtud, et mida Reformierakonna valija alla ei neela, aga sotside puhul meie valija ootabki ju kõrgemaid varamakse, õiglasemat maksusüsteemi ja kogu seda poolt. Et need on, ma arvan, üheks suureks põhjuseks, miks olukord selliseks Ma muutunud on. täpsustan korraks muidugi, ma ei usu, et sotside valija nüüd ootas, et kaudsete maksude sellist tõstmist, seda varamakse ma seal väga ei näinud, nii et Meie maailmavaateliselt loomulikult see võiks olla õiglasem. ma ütleks, ma keeraks selle nii-öelda debati veel kord nagu akadeemilisemaks. Et Sander tegelikult nagu markeeris seda nagu aspekti, mis on nüüd toimunud nagu pärast valimisi, eks ole. Ja ma ütleks ka nagu oma kogemuse pealt, eks ole, siin on kindlasti minust vanemad inimesi, kes mäletavad Eesti poliitikat 90-ndatel, et ma arvan, et võib-olla nagu sellist nagu nii-öelda kultuurisõda ja ütleme ütleme sihukest vastandumist pärast valimisi ei olegi olnud, vähemalt minu ajal. Ja ma arvan, et see ongi nagu mingi märk sellest nagu nii-öelda potentsiaalsest blokistumisest või mis iganes on ju. Et kuidas te praegu vaatate seda nagu dünaamikat pärast KOV-valimisi ja kas te arvate, et selline nagu nii-öelda selline ütleme siis nagu kampaania õhustik on jätkub nii-öelda Riigikogu valimistele välja, eks? Küsimus. Ma arvan, et see võib jätkuda küll, sest kui me vaatame seda, et mõni aeg tagasi kõik erakonnad püüdsid mõjutada valijaid ja nüüd siis, kui koalitsioonid on sündimas, siis püütakse mõjutada justkui erinevaid erakondi partneri valikul, et kas seda või teist võtta. Ja kui me vaatame retoorikat, siis ma arvan, et sotsiaaldemokraadid Tallinnas vähemalt on üle võtnud EKRE retoorika ja sellise vihase, räuskava ja sellise vaenuliku kõnepruugi. Ma arvan, et see on üks väga selge muutus, mida Tallinnas võib täheldada, mida on inimesed ka tähele pannud ja esile toonud, et selline retoorika muutus ja käitumise muutus. Ma arvan, et see läheb siin rõõmsalt edasi, küll võib-olla väikeste suvepausidega, aga ikkagi tõenäoliselt parlamendi valimisteni välja. Saadele. See, et käib siuke peale valimisi terav debatt nagu poliitika üle ja on ju ka teada, et tulevad Riigikogu valimised ja pidevalt on mingid valimised tulemas, eks. Ma arvan, see nagu jätkub ja ma arvan nagu poliitikuna, kui sa ikkagi leiad, et kusagil on nagu hea võimalus opositsioonis olles ametis olevat valitsust rünnata, oma nagu agendat ajada. Ega see ei ole ju selles mõttes midagi nagu ütleme, ma ei tea, valet või õiget, aga see on asi, mida nagu selles mõttes tehakse. Et kas ta nagu sellise intensiivsusega nagu läheb edasi, eks me seda Tallinna volikogu valimistulemusi pole veel väljagi kuulutatud, et kuskil novembri lõpus vist Tallinna volikogu äkki saab kokku tulla, et eks sõltub ka sellest, et kuidas siis jätkub seal volikogus erakondadel seda jõudu, teistes just teeme uuesti. Ja siis, et kuidas seda jõudu nagu jätkub, eks ju. Aga seda, et püütakse aktiivsed nagu olla, seda, et püütakse siin, ütleme ka seda Isamaa Keskerakonna liitu Tallinnas nagu rünnata ja ütleme, et kui siin ujuvad välja ka erinevad sellised nagu teemad, siis seda kindlasti tehakse. Okay. Jaanus. Mis sa nüüd võtta, et ma ikka tuletan meelde seda Eesti poliitika ajalugu, et ega sellise teemoni otsimine ja demoniseerimist, teemoni kuju konstrueerimine on Eesti poliitikas ikka väga tavaline. See on ikkagi olnud ikkagi ka väga personaalsed, et keda me välistame, keda me ei taha, kes on julgeolekuoht ja kes lõhub meie rahvusvahelist mainet ja neid nimesid me kõik ju teame, et on tegelikult viimase 25 aasta jooksul ikka väga palju olnud, et praegu on siis EKRE see demoniseeritav, kellest proovitakse siis välistada ja teha ja nüüd ma saan aru, et ka tegelikult ka Keskerakonnast uuesti viimasel hetkel, kuigi sotsiaaldemokraadid tegid 2,5 aastat tegelikult ju Tallinnas tegid koostööd. Nii et see mustade ja valgete jõudude väljajoonistamine, millest ka kunagi Tõnis on rääkinud, et see on Eesti poliitikas nagu üks selline poliittehnoloogiline kang olnud ja tihtipeale otsustavadki suhtekorraldusvõimad ka väga palju, kuidas see viimase hetke, kui valijatest mingisugune 7-8-10% otsib, et kuhu neid
kuhu neid kallutada, on ju. Meil on tekkinud Vabaerakond, on ära kadunud, on ju. Res Publica tekkis suure hooga, Roheliste erakond oli, Eesti 200 oli nagu projektipõhine, 14 mandaati parlamenti, pikk plaan pidi olema. Täna ollakse täiesti sirge näoga 0,9%-ga, nüüd tahetakse parempoolseid teha, on näha, et parempoolsed tulevad parlamenti, mis see ideoloogia, mis see sõnum on, ütleme, valija jaoks on ju, on ka väga šabloonlikud sellised, mitte midagi ütlevad loosungid on ju, aga tihtipeale see mulje loomine saabki nii määravaks, luuakse mulje, on näha, et mingi hulk valijaid kogu aeg väsib vanadest erakondadest ja ma ei tea, mul on tunne, et mingi üks seltskond valijast iga 4 aasta tagant tahab midagi uut saada, et ta tegelikult ta on kärsitu, et vanad erakonnad suudaksid areneda või siis midagi talle pakkuda. Nii et ma arvan, et selline vastasseisude, teemonite joonistamine, mustade valgede jõudude väljatoomine jätkub Eesti poliitikas. Maris. No, kindlasti oli tegelikult oli näha, et need kohalikud valimised Tallinnas ja Isamaa jaoks oli ikkagi ettevalmistus parlamendi valimisteks, et seda ilmestub kõige paremini see, et Urmas Reinsalu ei tule Tallinna linnapeaks, vaid otsustas ikkagi jääda parlamenti ja mängib aastale 2027. Aga minu jaoks midagi uut see küll kindlasti ei ole, et pärast valimisi on ka tihedad arutelud, et minu meelest 4 aastat tagasi, kui Tallinnas koalitsiooni kokku pandi, mis oligi üle pika aja tegelikult oli olemas alternatiiv, oli ka teisi variante ja ka seekord oli ka teisi variante laual, et ma arvan, et seetõttu see valimiste järgne arutelu, eriti olukorras, kus koalitsioonilepetki veel ei ole, me isegi ei tea, kellest saab Tallinna linnapea, ka teda ei ole veel seal läbirääkimiste laua taga nähtud, et selles mõttes ongi see olukord on loogiline, et inimesed arutavad ja räägivad kaasa. Ja ma mõtlesin paralleelselt, et me oleme praegu akadeemilises keskkonnas, et ma kuulen siin nagu erinevatelt nagu panelistidelt niisugust nagu nii-öelda poliitretoorikat, aga no see on mõnes mõttes nagu nii-öelda see on nagu arusaadav, eks ole. Aga kui me räägime sellest, mida Tõnis puudutas oma ettekandes ja nii edasi, mis puudutab Eesti poliitika blokistumist, eks ole. Et siis nagu nii-öelda Riigikogu valimiste raames, eks ole, mõeldakse selle alla, et üks on siis nagu nii-öelda EKRE, Isamaa ja Keskerakond, eks ole, ja siis, eks ole, teisel pool on siis need nii-öelda progressiivsed erakonnad, eks ole. Lihtsalt ma vaatasin pärast valimisi, mitu Reformierakonna inimest defineerisid Reformierakonda uuesti, eks ole, uut moodi, et nemad ongi nagu justkui progressiivsed nagu erakondade seas, eks ole. Aga kuidas te hindate, kas tuleb mingi niisugune nagu pikaajalisem nagu blokistamine või mitte? Mina arvan mitte. Mina arvan seda, et meenutame, lähme korraks natukene ajast tagasi, mitte kuigi palju, aga eelmise aasta kevadesse, kui siis ühel hetkel selgus, et sotsiaaldemokraatiga valitsus enam koostöö ei lähe, tehti muudatusi, mida ikka aeg-ajalt tehakse, siis ju peaminister tegelikult kutsus ka ju Isamaad valitsusse. Isamaa küll otsustas sinna mitte minna, aga vähemalt kutse oli laual. Muidugi tänaseks see hind võib-olla on nagu peaministri enda sõnul raugenud, vaadates siin viimaseid nagu väljaütlemisi, aga milline on see olukord? Eks hästi palju sõltub ka nagu sellest, et millele keegi oma kampaania üles ehitab, mis teemadest valimiskampaanial kõneletakse ja eks siis see on see, et kellega siis pärast ollakse nagu nõus tegema, nõus mitte tegema. Tulen tagasi selle inimfaktori juurde tegelikult, et kahtlemata ka see nagu määrab, aga ma usun ka seda, et tegelikult erakonnad võib-olla mõnevõrra tahavad hoida ka selle ukse nagu lahti, et mitte defineerida nii rangelt ära, et me nüüd teeme ainult siis ütleme siis sotsiaalliberaalidega koalitsioon, et hoitakse neid uksi lahti. Ja kui vaadata seda Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni Tallinnas, siis ega see pole ju esimene kord, kui Isamaa ja Keskerakond koostööd teevad, et mõnevõrra võib-olla üllatuslik tegelikult oli see, üllatuslik on võib-olla vale sõna, aga see huvitav nähtus oli ka ju 2016, kui Ratasest sai Keskerakonna esimees ja Isamaa siis oli ju nõus tegema kohe Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni, mis
arusaadavalt niisugune värskuse toomise soov oli, aga teised 2 erakonda, mis on ju maailmavaateliselt ikkagi tugevalt vasakpoolsed ja see, et muidugi ka praegu Isamaa teeb koalitsiooni Tallinnas Keskerakonnaga, et ma vaatan siis, et ajakirjandus on meile siin ju meenutanud, et mida omal ajal erinevad ka Isamaa juhtpoliitikud on öelnud Mihhail Kõlvarti Keskerakonna esimeheks valimise järgselt siis Keskerakonna kohta. Nüüd ollakse selles mõttes Tallinnas rõõmsalt läbirääkimiste taga, nii et selles mõttes ma sellist blokistumise mõtet väga nagu ütleme, et ma arvan, see nii ei lähe, et jäetakse uksed lahti. Jaanus. Eks see blokistumine on tihti poliitkonjunktuurne, et ega Keskerakond ja Reformierakond 2002, 2003, 2005, 2007 olid ka koalitsioonis. 2011 kuni 2022. Absoluutselt, et nii et see ekstra välistamine, Isamaa nendel valimistel küll selge sõnaliselt kedagi ei välistanud, et ma arvan, see poliitiline kultuur võikski olla jõudnud ka nii kaugele, et pigem sõltub sellest, et milline on see usalduse koefitsient ja mida siis programmiliselt kokku lepitakse, et saaks ära teha. Aga vaata, kus sul ka küsimuses tegelikult oli sul märgistamine sees, et nii-öelda 3 erakonda ja siis nii-öelda need progressiivsed erakonnad. Ma räägin praegu nii-öelda, mida meedia... Just, see kuvand on nagu loodud on ja juba käsitleme juba selles narratiivis seda asja. Selles mõttes sul on õigus, aga fakt on see, et see on nagu kehtiv narratiiv, justkui. Ehk siis peab hakkama seda ümber muutma. Nii. Maris? Seal on tegelikult, korra siin enne tuli jutuks ka need 2 telge, on ju, et kui ma arvan, et majandus mõttes ja igalt poolt me võimegi tegelikult leida ühisosasi praktiliselt kõikide erakondadega, aga kui me räägime näiteks väärtustest, inimõigustest ja sellest poolest, siis meie jaoks ongi see punane joon, et me EKRE-ga kunagi ühel meelel ei saa olla ja me jäämegi EKRE-t välistama sellistes küsimustes. Et see tegelikult, ma arvan, see blokistumine on hästi palju ka erakondade enda teha. Ja hetkel vist käivadki natuke sellised kompamised, et mis oleks kasulik, kuidas oleks võimalik see tulemus ära tuua, mis teemadel sõna võtta. EKRE on andnud suhteliselt head platvormi selle jaoks, juba mitu korda pärast valimisi, toonud väga polariseerivaid asju üldsuse ette ja ka kas või see viimane ERR-i nõukogu teema tegelikult näitab selgelt, et ka mitmed erakondade esindajad seal proovivad kompida, et mis nende valijale selles osas selline targem või kasulikum oleks. Okay. Ma natuke... Raivo. Okei, võtame küsimusi. Raivo kõigepealt. Ma räägin ka hääle. Jaa. Suur tänu poliitikutele, seda oli väga huvitav kuulata ja ma olen absoluutselt nõus selle võrdlusega, mis siit lauast tuli. Ühelt poolt ülikoolis on teoreetikud ja teiselt poolt, kui sa oled reaalses poliitikas, siis sa oled praktik ja näed asju natuke teisest küljest. Et eks ole, politoloogid mõtlevad niimoodi, et meil on teatud keskkond. Keskkonnas on teatud faktorid ja Tõnis tõi suurepäraselt need faktorid välja, et keskkonnafaktorid nii-öelda muutuvad. Ja sellest lähtuvalt pakkus välja, eks ole, oma sellised võimalikud stsenaariumid. See, mida me kuuleme siit lauast, on siis see, eks ole, et tegelikus elus tuleb ikka lisaks nendele struktuursetele faktoritele väga tugevalt sisse ka selline agentsuse asi. Et siin kui nii-öelda teoreetilises keeles rääkida, eks ole, see on nii-öelda struktuuri ja agentsuse vahekorra küsimus, mis on hästi vaieldav ja kus lõplikku vastust ei ole. Aga mina nii-öelda politoloogina sain teie käest nagu suurepärase õppetunni, et ma näen, et me liiga tugevalt keskendume struktuurile selle asemel, et kuidagi võtta sisse ka seda agentsuse mõõdet. Nii et suurepärane diskussioon, aitäh teile. Ivar. Aitäh. Ma teeksin ka kõigepealt väikese repliigi, kommenteeriks ja siis esitaks ka küsimuse ja just nimelt akadeemilisele seltskonnale, sest see poliitikute omavaheline isegi võiks öelda väikene kemplemine näitas veel kord, et erakonnad on usalduskriisis ja kui vastata sellele küsimusele, kas oli tavaline pidupäev või murrangi kuulutaja, siis ma arvan, et oli nii-öelda murdumise jätkumine selles mõttes, et valimisliidud järjest rohkemates kohtades
leiavad toetust ja näiteks Saku vallas 3 viimasel valimistel on erakondade toetus langenud 30%-lt 20%-le ja siis nüüd viimastel valimistel 10%-le. 21 mandaadist erakonnad said ainult 2 mandaati, ühe EKRE ja teise sai Reformierakond. Mõelge ise, Isamaa sai 0, kuskil ei ole Isamaad, mis Isamaa asjast rääkida siin saab Eesti kontekstis, eks. Ja isegi Kesk ja kõik sotsid ja parempoolsed ja 200-st ja rohelistest rääkimata, kõik said 0 mandaati. See on tõsine signaal. See ei ole väikene koht, see on linnalähedane koht, väga linnalähedane ja erakonnad on seal täielikus kriisis, ei usaldata erakondasid ning see jutt, et tehakse plokkisid, erinevad erakonnad teevad valimisliitudega plokkisid, see murendab erakondade toetust veelgi, sest inimesed lihtsalt ei saa aru, erakondasid ei suudeta eristada, nad muutuvad ühetaoliseks ja ideoloogiast enam rääkida erakondade puhul ei saa. Nii, ja kui nad teevad koostööd sellisel juhul, siis ongi nad kõik mingisugune, et ainult võimul olemise püsimine on see eesmärk, kus tekitatakse täiesti ebamõistlikke koalitsioone nagu sotsid ja EKRE ja nii edasi, nagu need näited siin olid. See ei aita. Ja nüüd ongi küsimus ideoloogia, akadeemiline ideoloogia. Erakonnad on taandunud ideoloogiast, neid on võimatu peaaegu enam eristada. Ja ükskõik, kuidas me seda ka klassifitseerime, kas vasak väärtuspõhine ja majanduspõhine erakonnad, need on niivõrd segunenud, et seda ei suudeta eristada. Ja siis ma küsingi edasi, et kas meil nüüd väikeriigina, mis oli ka ju selle tänase konverentsi teema, me ei peaks politoloogide ja sotsioloogide poolt hakkama välja töötama nii-öelda väikeriigi ideoloogiat. Väikeriigi ideoloogiast on Katzenstein on üks nimi, mis seda majanduspoliitiliselt seda ideoloogiat väljendab. Kas me ei suudaks töötada välja ühte väikeriikide politoloogilist ideoloogiat selles suunas, et ka ettevõtjad, kes tahavad stabiilsust, et oleks mingisugune eesmärk, millist ühiskonda või millist riiki me ehitame. Meil ei ole seda öeldud, eks. Ma ei hakka loengut pidama, küsimus ongi selline, et kas Tallinna ülikooli nii-öelda politoloogid... Aga praegu ei ole meil see teema praegu. No oli väikeriigi roll, väikeriigi ideoloogia. Ma jätkan selle meie nii-öelda raamistikuga. Jaanus, ta tahtis midagi repliigi juures küsida. No jah, ütleme, siin toodi Saku näide, et vabandust, aga mul endal lõi nagu see Läänemaa refleks välja, et Läänemaal on 23 000 inimest, 3 omavalitsust. Siin korraks tehti väike torgega Isamaa suunas, et Haapsalu linnas Isamaa toetus 41,2%, Lääne-Nigulas Isamaa toetus 45,4%, Vormsi vallas 55%, võitis kõikidest erakondade valimisliitude kontekstis. Saku näide on ka väga huvitav näide, aga kokkuvõtlikult ütleme, meil on 78 kohalikku omavalitsust, need kõik tegelevad seal oma elukeskkonna muutmisega, et selle riigi rolli küsimus kohalikele valimistel tuli nii palju küll sisse, et tegelikult mõned erakonnad said endale võimendust ja mõned said ka tegelikult miinuspunkte, et see, mis tegelikult riigis toimus. Läänemaal ei olnud ühtegi Reformierakonna nimekirja. Tegelikult Läänemaa oli kunagi Reformierakonna kants mingitel 90 aastate keskel. Ja et ühtegi nimekirja välja ei pandud ja see, et tegelikult Tartus ka Isamaa võitis Reformierakond, oli ka märgiline. Et eks see riigipoliitika kohalikku ellu natuke jõudis, kuidas mõne erakonna bränd kohal mõjus, aga loomulikult eelkõige kohalikel valimistel sõltub tulemus nimekirjast, mis need inimesed seal on, mis valdkonna inimesed on ja kuidas see kampaania üles ehitatud on. Aga see, et mis on riigi roll, ma arvan, et see parlamendi valimiste debatis tuleb kindlasti päevakorda. Okei, aga ma jätkan natuke. Tõnis oma ettekandes puudutas ka parempoolseid, eks ole, kui uut jõudu ja Tõnis oli pigem nagu nii-öelda, ütleme, ei olnud väga optimistlik, ma saan aru. Ja ma küsiks teie
kui nagu tegevpoliitikute käest, et tegelikult nagu mina nii nagu skeptik ei ole. Et ma ütleks, et nagu vabalt, kui nagu majanduskriis ei laabu ja ütleme, inimesed väsivad ka sellest kultuurisõdade nagu kontekstis, siis nagu ma arvan, et parempoolsetel võiks olla mingi nagu edu lootus. Kuidas te seda kommenteerida? Ma pean kohe ära minema Haapsallu praegu, et ma ütleks ära selle, et on ilmselge, et poliitiline selline siis muster näitab seda, et parempoolsed tulevad. Küsimus, kaua nad püsivad, et eks siin on sotsioloogid, kes oskavad võib-olla paremini projitseerida siin lähitulevikku, aga ma arvan, et 10 mandaati, 10 pluss miinus mandaati on kindlasti võimalik neil napsata. Ja seda enam, et küsimus polegi selles, et kus see tellimus tekib, et tihtipeale sõltub ka sellest parteiga mänedžerides, kes seda suudavad valijad püüda, et seal on kunagine ka Respublika loojaid on täna seal parempoolsete juures ümber, kes seda tehnoloogiat tunnevad ja eks neid ebakõlasid ühiskonnas ja seda nišši ikkagi leiab, nii et kokkuvõtlikult jah, parempoolsed tulevad parlamenti, kelle arvelt, see on omaette küsimus, ja ma arvan, et 27. aasta parlamendi valimiste kampaania on üks läbi aegade tulisemaid. Okay. Aitäh. Aitäh. Edu Haapsalus. Ma ütleks nagu parempoolsete kohta seda, et selline esimene vaheeksam on neil läbitud. Tallinna volikogus on nad nagu sees. Ma arvan, see Jaanuse pakkumine, et järgmises Riigikogus 10 kohta sinna kanti, ma arvan, on täitsa niisugune nagu adekvaatne, et ma pigem prognoosis ka, et sisse nad tulevad, vähemalt nagu praeguse olukorra nagu pinnalt, et eks natukene nagu parlamendi valimiste on aeg, aga ma kindlasti parempoolseid ei alahindaks ja see on ka selles mõttes nagu hea debatt tegelikult ka Riigikogu valimiste ajal, et millist riiki me siis nagu lõpuks tahame, et kas me tahame seda, et meil on riik paksem, maksud kõrgemad, aga ka teenuseid rohkem või me ikkagi võtame selle hoiaku, et tahame vähem maksu, aga selle arvelt on meil ka, peame siis hindama, et milliseid teenuseid riik pakub ja milliste teenuste eest tuleb ise maksta. Ja kindlasti suur siuke nagu küpsuseks on parempoolsete jaoks minu hinnangul on siis see, et ütleme, kui peaks juhtuma ka seda, et 10 kohaga Riigikogus võid olla ka nii-öelda kaalukeel, nagu siin väljendina kasutatakse, võivad äkki saada ka valitsusse, et kas nad siis valitsuses olles suudavad ka oma parempoolsele ideoloogiale ka truuks jääda. Et üks asi on rääkida AK uudistes ja Esimeses stuudios, kuidas riik peab kärpima, kulusid tuleb kõike koomale tõmmata, aga teine asi on olla siis päriselt valitsuses ja neid kärpeotsuseid nagu teha ja nagu me siin näeme, siis iga selline kärpeotsus, tihti pälvib ka ikkagi, meil paraku ei ole seda, et riik taob oma raha kuhugi täiesti musta auku, kus saab öelda, et me lõpetasime selle nüüd ära ja nüüd raha vabaneb, et need otsused on keerulised, need otsused on ebapopulaarsed, tihti mingi kärpe tegemine resoneerub ka sellega, et tuleb lugupeetud inimeste avalik kiri, kus öeldakse, et seda kärbet ikka teha ei tohi, nii et küsimus on, kas jätkub sellist poliitilist julgust ka neid lubatud siis ellu viia. Tiit. Ja valimissituatsioon ja valitsemise situatsioon on nagu väga erinevad, mis tõenäoliselt annavad parempoolsetele sellise tugeva kondiproovi, et uued näod, mida inimesed ühtepidi ootavad, mingid ka muutust, mida tavaliselt oodatakse, annab päris hea sisenemise võimaluse uutele jõududele ja parempoolsed täna on seda Tallinna volikogu puhul näidanud. Nüüd oluliseks saab nende Riigikogu tulemuse puhul see, kas ja mis moel nad oma seda mandaati realiseerivad, ehk et millisena nad ennast välja näitavad volikogu töös. Kui nad istuvad vaikselt ja seal suuremat initsiatiivikust üles ei näita, siis ma arvan, et väga suurt edu ei maksa loota. Kui nad näitavad, et nad on tulnud poliitikasse neid mandaate realiseerima oma valijatele antud lubaduste osas ja ka selle poliitilise suhtumise osas, siis ma arvan, et see on see, mis saab määravaks. Nii nagu erinevate jõudude puhul on öeldud, enne Riigikogu valimisi nüüd 1,5 aastat, et kui nad õnnestuvad sellega, et istuda kuskil nii-öelda nurgas ja mitte saada valitsusvastutust ja midagi tuksi keerata, siis loomulikult on see nagu määravaks, et nendel šansid justkui on head, ühiskond ootab midagi uut ja huvitavat, aga kui nad näitavad, et nad ei ole
mingi erilise uudsuse ja erilise säraga võimelised silma paistma, siis kindlasti see ootus ka tuhmub. Me oleme näinud tegelikult seda ideoloogilisest poolest rääkides veel võib-olla natukene akadeemilisemas keskkonnas sisse tuua, et rohelised murdsid välja parlamenti tõenäoliselt ainult tänu sellepärast mõned aastad tagasi või mõned korrad tagasi, kui Marek Strandberg sellise värvika kujuna nad sinna välja viis. Täna ideoloogilist tellimust me näeme kõikidest valimistest rohelise nii-öelda erakonna kitsas nišis tegelikult Eestis ei ole. Et kui rääkida sellest, et kas meie erakonnad on väga selgelt oma ideoloogia esindajad, siis pigem ollakse ka nõus tegema kompromisse koalitsioonides oma ideoloogia selliste nii-öelda eesmärkide osas, mitte küll nii-öelda päris täiega järgi andes, aga me saame tuua, jättes kõrvale sellise nii-öelda valimiste-eelse kempluse, siis tegelikult on võimalik näha ka siin ringis istujate osas, kus justkui ideoloogia ütleb ühte, aga praktiline käitumine midagi muud. Maris. Mis puudutab seda rohelist ideoloogia tellimust, ma arvan, see tegelikult on jätkuvalt ühiskonnas olemas, lihtsalt teised erakonnad täidavad selle ootuse ja sinna kõrvale on ka teised, näiteks sotsiaalmajanduslikud teemad, mille järgi valitakse. Aga parempoolsete osas ma usun ka, et nad parlamenti tulevad. Ma küll päris 10 kohta neile ei ennustaks, pigem veidi vähem. Seal on 2 põhjust. Üks on see, et ma arvan, et Eesti 200 tõttu see uudsuse ootus on natukene veel maas, et seda pettumust ja seda on üsna palju üleval, et võib-olla natukene kardetakse veel seda päris uut valida. Ja parempoolsete puhul ma arvan, plussiks oli see, et nad tegelikult Tallinnas koalitsiooni ei saanud. Sellepärast, et nüüd nad saavad ikkagi jätkuvalt rääkida puhtalt sellest, mida peaks tegema, mitte tegema tegelikult neid raskeid valikuid, mis valitsedes alati on, et sul on alati vaja teha ka ebapopulaarseid otsuseid ja sa ei pääse neist. Tuleb välja ka asju, mis ei ole kõige positiivsemad, et see käib sellega kaasas, et aga samas Tallinnas opositsioonist olla pildis ja kaasa rääkida, üliraske ka Tallinna linnavolikogus. Et kui me vaatame kas või ajakirjanduse leiget huvi selle vastu, lihtsalt ei jälgita seda piisavalt palju. Et neid, kes tegelikult neid ka volikogu istungeid ikkagi pidevalt vaatavad, on äärmiselt vähe kahjuks. Ma arvan, et nende puhul see uue poliitika ootus ja nii edasi on märksa olulisem kui nende praktiline tegevus Tallinna linna volikogus, eks ole, aga okei. Küsimus? Jaa. Ei. Jaa. Mikrofon tuleb sulle. Aitäh. Küsimus oleks siis pigem just, kui me vaatame, et erakonnad peaksid hakkama vaatama võib-olla noorte peale rohkem, et me näeme Sander Andlat seal ja Tartu valimistel näiteks Sandra Laul, kes tegid head tulemuse, aga muidugi kõige suurem kuju, kellest Tartus praegu räägitakse ilmselt valimiste raames on Kris Kärner, kellele öeldakse, et ilma tema häälteta Isamaa ei oleks saanud Reformierakonnaga sellist koalitsiooni võrdsust hakata pidama. Ja küsimus tulebki sellest, et kui me vaatame, kuidas näiteks Kris Kärneri valimiskampaania oli üles ehitatud äärmuslike ütlemistega ja võib-olla just sellise striimimisega, et siis teie käest küsiski, et kas nüüd järgmistel valimistel, olgu see siis Riigikogu või nii edasi, et kas on rohkem näha äkki just sellist valimiskampaanias sisuloojate, striimerite kaasamist või koguni äkki juba nimekirjades? Ma arvan, siuke teatav võib-olla, ütleme tänapäeval striimerid, aga alati on ju, eks erakonnad on ju alati püüdnud meelitada enda nimekirjades tuntud inimesi, kes on saanud tuntuks siis kusagilt mujalt kui poliitikas. Et küll on siin käidud tantsusaadetes, üks minister, eks ju, enne Riigikogu valimisi käis ühes Birgitte Sonne Hundi mehe otsingu saates, et selles mõttes neid selliseid tööriistu on ju alati nagu kasutatud ja eks see on selline loomulik protsess, et erakonnad enne valimisi tehes nimekirju vaadatakse alati üle, kes on ühiskonnas tuntud inimesed ja üritatakse kutsuda ka neid inimesi kindlasti, kellel on sotsiaalmeedias suurem jälgijaskond. Küll aga jah, võib-olla küsimus on nagu see, et milliste väärtustega inimesi nagu kahtlemata kutsutakse, et ma ütleks Reformierakonda, Kris Kärnerit
ilmselt ei kutsutaks, et eks seda ikkagi nagu vaadatakse ka, et mida see inimene nagu räägib, mis see nagu sisu on ja lõpuks, et kui nagu erakonna juhtfiguurid peavad hakkama ühe oma kandidaadi tegemisi liigselt seletama, siis seda ei juhtu, aga niisugune mõjuisikute otsimine, sealhulgas ka nagu nooremate mõjuisikute otsimine, see on käinud varem ja käib ka edaspidi, ma arvan. Tiit. Ma tooks siia juurde lisaks sellele faktorile, et jah, üldtuntud nägusid loomulikult otsitakse, sest üldine laiem tuntus, populaarsus, see loomulikult on üks hea eeldus tugevaks valimistulemuseks. Ma näen tegelikult ühte probleemi meie ühiskonnas päris pikalt ja jupp aega. See poliitika ja erakondade stigmatiseerimine on väga selgelt avaldamas mõju ka erakondade noortekogudele. Ehk et ühiskonnas ei ole selline aktiivne poliitikas osaleda tahtev noor ülemäära nagu hinnatud, tõsiselt võetav, et kui me nii-öelda pakendame seda sinna erakonna konteksti, mis tavapäraselt inimestes ülemäära suurt poolehoidu ei tekita. Erakondadel on teatav kumand, et poliitika on, ma ei tea, räpane ja mingid lehmakauplemised ja keskpärased kokkulepped, siis see mõjutab noorte pealekasvu poliitikasse, ma arvan, tugevalt. Et kui ühiskond mõistaks seda, et need noored, kes täna saavad haridust, kes peaksid nii-öelda ka mitteformaalset kogemust hariduse kontekstis endale koguma, et nemad on võib-olla 10-15 aasta pärast need, kes otsustavad, milline on pension ja milline on Eestis maksusüsteem, siis tõenäoliselt võiks lähtuda sellest, et mida targemad ja mida suurema kogemusega need noored on, siis seda kindlam on ka ühiskonnas nende liikmete seis, kes ise nendes poliitilistes otsustes ei osale. Ehk et kui me tahame tugevat ühiskonda, siis me ei peaks stigmatiseerima neid noori, kes moel või teisel tahavad erakonnas ja nende noorteorganisatsioonides kaasa lüüa. Ma olen Tiiduga selles mõttes väga nõus, ma olin ise ka ju kunagi noortekogu juht üsna pikka aega tagasi juba ja siis oli väga populaarne, et suured riigiteaduste kursused Tallinna Ülikoolis enamus nendest kuuluski mingisse poliitilisse noortekogusse, et see oligi tavaline poliitilist debatti kohtas ka tudengite seas. Nüüd ma ütleks, et noortekogud on jäänud väiksemaks, see ei ole enam see peamine asi, mida noored väljundina leiavad, aga samas on see väga hea põhi ja tõstab ka noorte valimisaktiivsus sellisel juhul, et mis selles osas puudu on. Aga samas ma ütlen, et õnneks kõik noored, kes on hea tulemuse teinud, ei ole ainult Kris Kärneri sugused ja mõjuisikud, kes tulevad väljaspoolt, et hea näide on kas või noorsotside praegune juht, kellest saab nüüd kohe varsti Põlva vallavanem, et neid noori tegelikult kasvab ka sealt poolt peale. Ma ise ütleks niimoodi, et ega noortele inimestele ei olegi nagu praeguse seisuga kerge poliitikasse siseneda, sellepärast et tänased nagu poliitilised liidrid on iseenesest noored inimesed. Et selles mõttes, et see on nagu niimoodi, et aga ma nagu väga pigem nagu ei ole ka liiga pessimistlik, et nagu need valimised ju näitasid tegelikult, et uued tulijad on täitsa olemas. Palun. Aitäh, ma väga toetan seda mõtet, et noori on poliitikas vähe ja noorte seas poliitika ei ole popp ja jälle Saku näitel ükski noor ei saanud volikogusse ja eriti uued tulijad ei saanud volikogusse ja isegi vallavalitsuse suur algatus luua noorte parlament ka ei töötanud. Pandi rahad ka taha, ikka ei töötanud. Nii, ja siit edasi, muidugi minu esimene küsimusele vastust ei tulnud. Kõik ignoreerisid, et oleks vaja väikeriigi ideoloogiat ja mingisugune edasi ideoloogilisel põhisel midagi kokku leppida. Mõnede riikide põhiseadustes on ideoloogia, näiteks sotsiaalne turumajandus või on see heaolu ühiskonna loomine, et millist riiki me loome, see ei haaku. Ja küll ma esitan järgmise küsimuse. Võib-olla haakub see, et selle olukorrast, kus erakonnad on kriisis, kõik erakonnad on kriisis,
mitte ainult Reformierakonna hegemoonia, ma arvan, et ka teised on kriisis ja võib-olla tõuseb natukene, tõepoolest parempoolsed tõusevad, inimesed vajavad uut, aga võib-olla uus on ka see, et on vaja uut valimissüsteemi, valimisseadust ja näiteks ühemandaadilised valimisringkonnad luua. Mis te arvate sellest, kas politoloogid pakuksid välja ühemandaadilised valimisringkonnad, et suurendada vastutust? Poliitikutel ei ole vastutust, see on ka, miks poliitilised erakonnad erodeeruvad, neil ei ole vastutust. Aitäh! Okei, me võime ju seda arutada, eks ole, et kas te arvate, et valimissüsteemi nagu nii-öelda muutust ajal võiks olla nagu kergem või raskem poliitika üldpilti nagu muuta? No võttes selle Ivari mõtte, et teeme siis Tallinna 8 valimisringkonnast 79 ja valime sealt siis nii-öelda mõnes piirkonnas sõltuvalt elanike arvust siis korteriühistu esimehe Tallinna linnavolikokku, võib-olla see suurendab teataval määral mingit vastutust. Hajusamate piirkondade puhul on see territoorium võib-olla mõnevõrra laiem, et selle üle võib debateerida, see kindlasti nii-öelda annaks mingit elevust ja särtsu tõenäoliselt ka poliitikutele uute lahenduste leidmisel, kas see oluliselt muudab linnajuhtimises otsuste kvaliteeti, sellesse ma nii optimistlikult esimese hooga ei oska suhtuda. Ja Tallinnas on ju tegelikult see tasakaal või see vastutus oma ringkonna eest täiesti olemas, et me kõik oleme valitud teatud linnaosast, paratamatult loomulikult ma seisan on ju Kristiinast rohkem. Pigem nagu vaadatav nagu üleriigilises kontekstis, eks ole, et valimissüsteem, eks ole, kui selline, eks ole. Meil on praegu nii-öelda proportsionaalne valimissüsteem, seal on omad nagu plussid, miinused, et kas seda võiks kuidagi muuta? Ma arvan, et ühiskonnas ei ole tegelikult valimissüsteemi osas seda tellimust või seda kriitikat, et seda vajadust oleks. Et pigem kritiseeritakse neid poliitikaid, mida tehakse ja asju, mida ellu viiakse, aga valimissüsteem kui selline, et selles suhtes on usaldusi olemas, ma ei tea, võib-olla võib mängida selle mõttega, et äkki peaksid valimised olema kohustuslikud, nagu mõnedes riikides on, et seda valimisaktiivsust tõsta, mis on tegelikult jätkuvalt minu arvates liiga madal. Nii. Mul ei vastata. Ei, Sandra või Sander sulle. Jaa, et ühesõnaga tegelikult see, et minust isest on huvitav arutelu selle valimissüsteemi üle, milline neist kõige paremini. Mõnes mõttes jah, et kui on nagu selgelt välja toodud, et kes mõne ringkonna eest nagu vastutab, on nagu selge pilt valijana hea minna kohe küsima, et mis sa siis seal Riigikogus oled nagu teinud. Teisalt ma muidugi arvan ka seda, et selline igapäevane poliitiline konkurents, et ma nagu valijana tahaksin ka teada, et mida siis minu valitav erakond on siis nagu teinud ja teine pool ikkagi on muidugi ka see, et ega Eestis ei ole ju praegu, pigem küsimus on siis selles, et kas nagu parlamendisaadik või kohaliku volikogu saadik peaks olema otseselt seotud oma nagu valimisringkonnaga, et tegelikult sa ju parlamenti lähed ajama kogu riigi asja, mitte ainult kitsalt oma nagu piirkonna asja ja tegelikult ka ju Tallinna volikogus peaks ka volikogu liige vaatama ka nagu ülelinnalised pilte, mitte võib-olla ainult kitsalt hindama oma asumi puhul või veel hullem seda, et vaadata, et minu korteriühistu saaks kõige paremad tingimused. Et selles mõttes ma arvan, et see praegune süsteem, ma ka siin nagu suurt viga nagu tegelikult nagu ei näe. Okay. Küsimus see? Mina olen Marko Müürissepp, tegelikult Isamaa liige. Martin Mölderi selles vasakpoolne, parempoolne, konservatiivne, liberaalne skaala uuringutel siis tuli välja, et tegelikult EKRE, parempoolsed ja Reformierakond on majanduslikult, nende keskmine valija on majanduslikult täpselt sama nagu joone peal. Et kuidas te kommenteeriksite seda, et kui me ei peaks tegelema mingisuguste pehmete väärtuste ja kultuurisõdadega, et ainult majandusega, et mis siis võiks olla tulevik siit edasi? Nii, kes alustab? Ma ei tea, kas need on pehmed väärtused lõpuks, et need on ka väärtused, mis inimesi kõnetavad ja et üks on kuidagi kõvem, teine pehmem. Ma arvan, et lõpuks iga teema selles mõttes on oluline, aga Reformierakond ja EKRE või Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, eks on muidugi näha, kuidas see Pärnu viiepealine kooslus tööle hakkab. See on kahtlemata nagu huvitav näide, aga teisalt siin jälle tuleb
üks on jälle see nagu akadeemiline arutelu ja teoreetiliselt, et kui panna ideoloogiat kõrvuti, et mida saaks teha, aga teine on ikkagi see praktiline nagu pool ja meenutades ka seda aega, kui EKRE oli valitsuses, siis pigem mis kindlasti hakkab nagu jälle rolli mängima, on ju see, et toona oli ju muster käis niimoodi, et iga pühapäev oli raadiosaade, kus siis öeldi mõned värvikad laused ja järgmine esmaspäev siis peaminister pidi seda nagu alati nagu selgitama, et millega siis tema koalitsioonipartner nagu tegeleb. Et ma arvan nagu praktikas see on ka kindlasti juba nagu üks asi, mis muudab sellise EKRE-ga valitsemise nagu keeruliseks ja eriti see, kui ka nagu erakondade juhtide siuke nagu nägemused, väärtused lihtsalt nagu ei kattu, et olla ühe laua taga nagu inimestega, kellega sa fundamentaalselt ikkagi näed maailma nagu erinevalt ja isegi kui sul võib olla mõnes küsimuses teoreetiliselt võiks olla ka nagu ühisus, aga kui niisugused suured väärtused ja eriti teemades, mis ühiskonda kõnetavad, on väga fundamentaalselt lahknevused, siis ma niisugust edukat valitsuskoostööd nagu hästi ette ei kujutaks. Ma arvan, et poliitika puhul päris suur osakaal on ka emotsioonil ja selle sarnase ülesande lahendamise kõrval hakkab mängima emotsioon, hakkab mängima stiil, retoorika ja see mõjutab tegelikult, ma usun, päris tugevasti inimeste valimiskäitumist. Nii et kui mingites küsimustes inimene võiks väga pragmaatiliselt võtta, et okei, et see erakond ja see teine erakond lahendaksid minu jaoks olulisi küsimusi sarnaselt, aga kuna ühe stiil ja retoorika ja lähenemine ja ka kultuur on minu jaoks võib-olla vähem sümpaatne, siis oma valimiseelistus tehakse teise erakonna kasuks ja see ainuüksi grupeeritud kas või suurematesse poliitilistesse perekondadesse, kas siis ühed kuuluvad liberaalidesse või teised mõnda muusse suuremasse, kas või Euroopa kontekstis perekonda, see alati ei tähenda seda, et ka need erakonnad riigis või siis omavalitsuses teeksid omavahel koalitsioone, et seda tihtipeale tuleb ka välismaal laiemates poliitilistes perekondades selgitada, et kui valimised on möödas, et miks siis mõlemad liberaalsed erakonnad näiteks omavahel koalitsiooni automaatselt ei tee. Ma arvan, et vähe on neid inimesi, kes on Eestis üldse leidnud endale täiesti ideaalse erakonna, kelle seisukohtadega täiesti 100% nõus ollakse. Ka mina ei ole oma erakonna seisukohtadega alati nõus, et see on paratamatus. Aga küsimus ongi selles, et mille järgi inimesed oma valikud teevad või mis on need punased jooned, millest ka valija ei ole nõus üle astuma, vaid ta tahab, et erakond kindlasti mingi asja ees seisaks. Tihtipeale ongi need väärtusküsimused, mis minu jaoks ei ole kindlasti, ma ei ütleks nende kohta pehmed küsimused või pehmed väärtused. Et need on, tihtipeale ongi valija jaoks see punane joon, millest ta teisele poole kindlasti ei lähe. Lihtsalt nagu küsimus, eks ole, me rääkisime EKRE-st kui sellisest ja millegipärast on niisugune muster välja kujunenud, eks ole, kui me vaatame lihtsalt politoloogiliselt, et millegipärast need Põhjamaade jutumärkides EKRE-d on päris hästi nagu poliitsüsteemis nagu integreeritud, eks ole. Nii ja naa, aga põhimõtteliselt trend on see, kui me vaatame isegi Soome koalitsiooni, eks ole, siis seal on ka kohalik EKRE, eks ole, nad on nagu natuke sellised nagu teistmoodi, eks ole, aga üldiselt nendega saab koalitsiooni teha või koostööd teha. Ida-Euroopa pilt on nagu hoopis teine. Meil on ikkagi see, et need nagu radikaalsed erakonnad on, vahet ei ole, kas vasaku või parema, eks ole, nad on natuke nagu ikkagi, kuidas öelda siis, ühiskonnast nagu väljas või nad ei tahagi või ei suuda integreerida ennast, eks ole. Mis te sellest arvate, et kuidas te prognoosite, mis nagu pilt
päeva lõpuks Eestis kujuneb, eks ole. Sellepärast, et ütleme, kui me mõtleme suurtest Euroopa riikides, siis nagu nii-öelda üha rohkem me näeme, et tegelikult niisugused nagu paremradikaalsed erakonnad on nagu nii-öelda part of the game. Eestis ma arvan, et see kinnitust nendel valimistel vähemalt ei saanud, et rääkides ka oma kolleegidega piiri tagant, siis kui me näeme seda, et ma ei tea, populistid ja sellise käredama retoorika esindajad saavad üha rohkem endale mandaate erinevates esinduskogudes, siis Eestis ja tegelikult ka Soomes mõni aeg tagasi toimunud valimistel perussoomlasi väga suur edu ei saatnud, kui viisakalt öelda. Ja see, et EKRE Tallinnas, pealinnas volikogu ukse taha jäi, näitab seda, et see sama loogika vähemalt meie ühiskonnas ei tööta. Siin on meil väga selgelt võimalus nii-öelda eristada seda, mis toimub võib-olla teistes Euroopa riikides populismi rindel ja see, mis Eestis ja Soomes on viimaste valimistega ilmnenud, et siin meil, ütleme, sellise toote järgi täna suurt vajadust inimestel tundub, et ei ole. Okay. No ja kindlasti aitas EKRE puhul kaasa ka see sisetülid, mis neid raputanud on ja selles mõttes nõrgestanud. Ja on näha, et nad ju meeleheitlikult pärast seda Tallinna šokki, ma arvan, et seda ei ennustanud, mina ei arvanud, et nad volikogust välja jäävad tõesti. Ja nad ise, ma arvan, ka seda ei arvanud. On nad ju meeleheitlikult otsimaski neid uusi väljundeid, et kas me räägime Istanbuli konventsiooni tühistamisest, kõike seda. Ja nad tegelikult otsivadki ju endale nii-öelda seda partnerit, kellega kaasa minna ja mingeid poliitikaid ellu hakata viima. Nad on ju korra valitsuses olnud, midagi väga kohutavat õnneks ei tehtud, aga küsimus ongi selles, et kes on nende järgmised valitsuspartnerid ja mis on see ühiskondlik tellimus, mida nad siis koos hakkavad ühel hetkel ellu viima. Aga hetkel mingit tõusu ma pigem ka neile ei ennustaks, et nad nüüd uuesti oma reitingus suudavad jälle kuskile väga üles minna. See, et ma sellele nagu oponeeriks midagi kohutavat EKRE valitsuses ei juhtunud, et minu meelest juba see juba retoorika üksi ja kogu see nagu sisu oli juba üksi piisavalt nagu kohutav, vähemalt nagu minu maitsele. Et keegi on teisel arvamusel, siis on nagu nii. Aga ma näen selles mõttes sama ka, mida nagu Maris, et EKRE kuidagi meeleheitlikult püüab nagu leida ühiskonnas nagu mingisugust konflikti, millega siis oma nagu valijaid mobiliseerida, et kui 2015 oli see migratsioonikriis, kus siis inimesed olid nagu mures, et kas meile tulevad siin koodipagulased ja oli siuke hea teema. Üks teema, mille puhul, kui vaadata nagu EKRE nagu reitingu liikumist, siis sellise paraja hüppe tegi EKRE-ga 2018 tegelikult suvel, ehk siis enne 19 aasta parlamendi valimisi. Me võime siin arutada seda, et kui palju mängis siin rolli ka seesama sotside alkoholipoliitika ja maksud Lätti, mis oli ühiskonnas ikkagi nagu teravalt selles mõttes üleval, et see neid nagu toitis, aga nüüd on kuidagi praegu nagu püütakse otsida mingit nagu teemat, Läti eeskujul kopeeritakse Istanbuli konventsioonist nagu lahkumist, nüüd on välja tulnud ERR-i nagu likvideerimisega, et siuke natuke nagu tõmblemine nagu käib ja on näha, et valmistuvad parlamendivalimisteks ja püüavad nagu leida seda teemat, aga kas see neil ka õnnestub, tegelikult ei õnnestunud ju juba nagu eelmisel korral, et ka 23. aasta valimistel tegelikult seda ei juhtunud, et hoonaid sai nad alles käima peale valimisi, kui nad parlamendis siis ju töö halvasid ja maksupoliitikale taas vastanduma nagu hakkasid. Eks see teema otsimine ongi see, et kohalike valimiste eel ju ka üle Eesti öeldi, et me oleme see tuulikute vastane partei. Tundub, et see ülemäära edu ei toonud, et see teema otsimine, millega nii-öelda mobiliseerida oma valijaid, kellegiga vastanduda, hästi lihtne seaduspärasuspoliitikas, tundub, et täna ühiskonnas on seda nende jaoks väga keeruline leida. Ma täpsustan, et loomulikult see fakt, et EKRE oli valitsuses, oligi iseenesest juba kohutav. Aga pidades silmas, et neid asju, mida nad hetkel räägivad, et Istanbuli konventsiooni tühistamine, ERR-i kaotamine, et selliseid asju nad õnneks ei suutnud ja ei saanud riigis ellu viia ja ma loodan, et seda ka kunagi ei juhtu, nagu teistes osades riikides kahjuks Euroopas juhtunud on. Nii, meil on natuke veel aega. Ma mõtlen, keegi veel tahab küsida.
Praegu on hästi palju räägitud sellistest kontekstuaalsetest teguritest, mis erakondade toetust puudutavad ja nii edasi. Ma tahaksin küsida teilt erakonna organisatsiooni kohta. Et kui tugevad on Eesti erakonna organisatsioonid aastal 2025? Mulle tundub, et ütleme, te olete siin rääkinud ka põlvkondade vahetusest ja muust sellisest, et seda peaks ju suutma kuidagi ületada sellega, eks ole, et meil on toimiv erakonna organisatsioon, toimub erakonnasisene õppimine, et erakonnad suudavad nagu, ütleme, konsolideerida enda sellist erakonna organisatsiooni, kasvatada peale eliite, tekitada mingisugust sellist erakonnasisest distsipliini, et need kõik on minu meelest väga olulised selleks, et see reiting püsiks ja ei toimuks neid suuri kõikumisi, kus liigutakse 30% pealt 10 peale ja pärast jälle tagasi. Et rääkige oma erakondadest, mis on teie head praktikad, mida te konkurentide puhul näete, mida te näete nende uute erakondade puhul, et mis on nii-öelda parimad praktikad ja see lootus selleks, et erakonnad suudaks oma seda funktsiooni nii-öelda poliitilise eliidi inkubaatoritena Eestis täita? Jaa, see on hästi hea selline teema sättimine. No eliidiringlus kõikides ei lähe nii valutult ja selles mõttes erakondadel on siin tõenäoliselt omad põhjused. Üks, millest ma hea meelega siin kinni võtan ja räägin, on see erakonna organisatsiooni küsimus ja kui siin mõned aastad tagasi või nüüd juba jupp aega tagasi Eesti 200 tuli välja erakonnana ja nende üks juhtfiguur rääkis, et nemad teevad teistmoodi poliitikat ja nemad ei hakka mingeid piirkonnaorganisatsioone üldse üles ehitama, siis mulle sai sellel hetkel päris selgeks, et tõenäoliselt siin pikka pidu ei ole. Tänaseks me näeme seda protsentide puhul, et tõenäoliselt oma poliitikate osas, aga kindlasti väga tugev annus erakonna organisatsiooni arhitektuuri on ka selles süüdi. Hästi olulised on piirkonnaorganisatsioonid, see, et sa hoiad ühes, teises või kolmandas ka omavalitsuses või linnas vallas organisatsiooni püsti, see on eeldus sulle ka selleks, et minna hea programmi ja selgete sõnumitega valimistele, teha seal suurepärane tulemus ja anda siis lõppkokkuvõttes ka väikene killukene sellesse protsentide hulka, mille järgi mõõdetakse, kui edukas või ebaedukas mõni poliitiline erakond üle-eestilise valimistulemuse kontekstis on. Ma arvan, et rääkides Keskerakonnast, me oleme läbi teinud sellise jõnksu, mis on seotud loomulikult mõni aeg tagasi toimunud erakonna kongressiga, kus erakonna esimees vahetus, mitmed tugevad poliitilised liidrid lahkusid ja see nii-öelda madalseisust läbitulek täna, ma usun, et on jõudnud taas sinna 20% peale üle-eestiliselt, mis annab tunnistust sellest, et mõõnad on võimalik läbi teha, kui sul on motiveeritud liikmeskond, tugevad piirkonnaorganisatsioonid ja ma arvan, et Keskerakonna puhul täna võime öelda, et tervis on täitsa hea. Ma arvan, et üks olulisemaid asju tegelikult on erakonna sisedemokraatia küsimus, et kas see on, kui palju saavad, loomulikult mingil määral alati on, aga küsimus on selles, et kas see päriselt kaasab ka inimesi väljaspool Tallinnat ja Tartut, väiksemaid piirkondi ja kas ka nii-öelda tavaline erakonna liige, kes võib-olla ei kuulu volikokku, ei ole Riigikogus kunagi olnud, tunneb, et tal on võimalus kaasa rääkida. Ma arvan, et selles osas oleme me sotsidega alati üsna tugevad olnud just selles sisedemokraatia küsimuses ja kuigi hetkel võiks arvata, et me oleme nüüd valitsusest mõnda aega väljas olnud, nüüd me läheme Tallinnas opositsiooni, siis ma ütleks, et see organisatsiooni seis on väga hea. Meid ei raputa ükski sisemine tüli, erakond on ühtne, astutakse ühte jalga ja seatakse eesmärke, et selles mõttes, selles olukorras on väga hea ja kindel tulla olla. Et olen ju näinud ka väga teistsuguseid olukordi ja see sisemised konfliktid, ma arvan, lõhuvadki erakondi kõige rohkem ja see on arusaadav, et nad esinevad, sellepärast, et see on ju osa poliitikast, ka seal on võim, mida jagatakse ja mille nimel võideldakse.
Sander? Jaa, no selles mõttes, et see organisatsioon, see on jälle see nagu inimfaktori küsimus ja ma arvan, et ega selleta ju teisiti kuidagi ei saa, et erakonnal võib olla kõige ägedam peaministrikandidaat ja vabariigi parim programm, aga kui ei ole ka nagu kohtade peal neid inimesi, kes on valmis valimiskampaanial isiklikust ajast õhtuti nädalavahetustel minema poe ette, et inimestele selgitama seda programmi või siis, ma ei tea, jõululauas erakonna kaitseks ka midagi ütlema, kui ülejäänud suguvõsa liikmed eks ju materdavad. Et see on nagu tegelikult see nagu baas. Et kui neid inimesi ei ole ja kui piirkonnaorganisatsioonide tugevdamist, arendamist oluliseks ei peeta, siis ilmselt erakonnal, see on nagu ideoloogia kõrval, nagu ma ütleks, et sama oluline nagu faktor, et erakond saaks edukas nagu olla ja lisaks nagu sisedemokraatiale, et jah, inimesed, kes on poliitilist tulnud, kindlasti tahavad seda tunda, et nad on nagu kaasatud, neid nagu kuulatakse, aga siin kahtlemata mängib rolli ka selline nagu mitteformaalne nagu suhtlus, et piltlikult öeldes mul on võimalik minna erakonnaga siis üldkogule või volikogule, mis organisatsioonid valdavalt kellelgi ongi ja seal võtta kas või siis peaministril nagu nööbis kinni temaga paar sõna juttu rääkida ja küsida, et miks selline otsus, eks ju, või pakkuda mingit oma mõtet või rääkida ka teiste Riigikogu liikmete, valitsuse liikmetega ja ka see, et tegelikult näiteks parlamendisaadikud ise oma piirkondades aktiivselt toimetavad, suhtlevad seal kohapealsete inimestega, et pakuvadki inimestele seda võimalust nagu väljendada oma mõtteid, anda tööle tagasi, et see on ka kindlasti niisugune nagu oluline roll või hea praktika, mida üks erakond saaks teha, et tema piirkond oleks tugev. Okei, aga ma arvan, et meil on aeg otsas põhimõtteliselt, et tänan panelistele ennekõike, et meil oli väga sisukas debatt, ma arvan, et ja tänan Tõnist sissejuhatava ettekande eest, et see oli ka ju väga nagu nii-öelda akadeemilises mõttes ja ka nagu poliitilises, praktilises poliitikas nagu nii-öelda silmi avas. Et aitäh ja nüüd riigiteaduste suure juhina ma võtan siiski viimase sõna, ma tahaksin tänada meie paneliste ja öelda seda, et kui 20 aastat tagasi õppisite teie meie käest, siis ma täna nägin, et meie saame õppida ka teie käest. Ja ma loodan, et sellised kontaktid muutuvad meie vahel tihedamaks. Aitäh teile! Aitäh!